tere, Aveli! tere, Merike. Nii lahe, et sa oled siin, ma olen nii oodanud seda hetke. jah, Tegelikult ma ütlen päris ausalt välja, teie nüüd, te näete meie naeratusi ja kõik selliseid asju, teate, mul ja Avelil, meil mõlemil praegu, mina nüüd ütlen seda küll Aveli välja, aga selline tunne, nagu me saime uuesti kokku. Mhm. Ja mul on ka selline tunne, nii nagu Avelilgi vist, sa kuidagi vihjasid, et me oleme kuskil mingi 1000 aastat tagasi vist äkki sõbrad või sõbrannad või sugulased olnud, ma ei tea, mis meil on olnud, mingi värk on. oma inimene, ühesõnaga oma inimene kindel. ja no vot, ja siis niimoodi ongi, mina kirjutasin sulle Messengeri ja tead, sa hakkasid mulle kuskilt silma, ma olen väga väike scrollija ja siis kuidagi niimoodi tuli ja kuna minu eelis on see, et ma ei tea väga palju inimesi, ja siis ma vaatasin, et sa oled ise podcast'i kunagi teinud. Ja siis mõtlesin, ma Mhm. kirjutan sulle. kuna mina olen hästi algaja, vaata, ja siis ja sa kohe vastasid ka mulle ja siis ma olin nagu, vau, davai, teeme ära, mis see siis on. et Mhm. suur tänu, et sa siin oled ja aitäh, et sa küsisid. Mhm. siis egas midagi. Kes sa oled selline, Aveli? no vot, numbrite värki me siin korraks vaatasime, pärast sa jagad vist ma oma ütlen publiku. uuesti vahepeal ja. aga ma saan rääkida oma taustast, et mida ma nagu teinud olen siin elus kõige rohkem, ja võib-olla paljud teavadki mind siis nii-öelda saatejuhina, et ma olen olnud siis aastast 2008 kuni siis 2023, mis on päris pikk aeg, üle Mhm. 15 aasta. et olen olnud saatejuht, alustasin Teet Margna saadete toimetajast ja ühesõnaga siis lükati mind sinna ikkagi kaamera ette ja kuigi ma ei läinud üldse selle nagu tundega, et ma võiks kuskil kaamera ees olla või mingi inimene, keda mõned inimesed võib-olla teavad. ja kuidagi see kõik on niimoodi läinud. Tegelikult minu lapsepõlve selline, ütleks mitte muster, aga selline elamise viis on see, et ma olen kogu aeg mõelnud, et nagu või tahtnud ümber teha seda, et ma olen nii ebakindel. ma olen nii ebakindel, ma tahan olla enesekindel ja siis mingi missioon oli elus, et ma hakkan enesekindlaks ja otsin selle enesekindluse üles, et kuidas see käib. ja, ja samas mõeldagi, et tohutult ebakindel, sellel hetkel mitte veel üldse nii teadlik, lähen ekraanile, jalad värisevad, õhk on kinni, mida ma siin teen, ma ei saa aru. ja tegelikult sellest mingis mõttes kujunes välja selline saatejuhi roll, milles ma tundsin ennast väga mugavalt, olles, ma ei tea, Edgar Savisaarega otse-eetris või tehes suure publikule neid ma ei tea, kaubanduskeskuses õhtujuhtimisi või muul konverentsil on ju. see on nii omane, see on nii lihtne, siis ühel hetkel hakati küsima, et hakka tegema neid esinemiskoolitusi, et ma tahaks olla ka selline nagu julge ja ühesõnaga, et inimesi kuidagi köitis see, siis ma mingil aastal, ma ei mäleta, äkki 6 aastat tagasi hakkasin tegema siis vaikselt väikestele gruppidele esinemiskoolitusi, siis tuli kuidagi see Töötukassa partnerlus, et hakkasin Töötukassa inimesi koolitama julgeks, sest kui nad sisenevad uuesti tööturule, nad on ju ebakindlad, on ju. aga sealt kõrvalt või ütleme siis, kui ma telemaailma läksin, siis ma ju tegelikult suhteliselt varakult tegin enda projekti Teekond iseendani. see oli telesaade, mis oli nii Kanal 2-s kui ka TV3-s. üks episood oli, üks nii-öelda pilootsaade oli Kanal 2-s ja 12 osa oli siis selles TV3-s ehk see vaimne maailm mind hästi huvitas ja mulle tundus, et see Teekond iseendani saade läks eetrisse 2012, siis kui vaata see Maiade kalender ja kõik oli nii selline nii-öelda see põrandaalune vaimne maailm oli see, mille ma tõstsin nüüd nähtavale kõigi jaoks, et ma tunnen, et ma mingis mõttes olen suur käivitaja. ja see saade ka, seda tehes ma tohutult palju õppisin ja samas jällegi ikka käed puusas mõtlesin, et kus see enesekindlus on, et mul on vaja seda. ja siis ühel hetkel, kui sa kuidagi nagu saad endaks, siis need label'id kaovad nagu täiesti ära, sa nagu ei otsi mitte midagi taga, sa ei defineeri ennast sellega, et selles mõttes jah. et selles mõttes nüüd ma siis olen või teen täna esinemiskoolitusi, aitan inimestel teha erinevaid videosid, reklaame sellega seoses. aga huvitav asi on see, et kui ma siis tegin 5,5 aastat olin hooaegsaatejuht, siis selline ilusaade. ma käisin nende klientide juures iga kuu ja siis nad hakkasid mulle rääkima, et Aveli, sa lõikasid mind nii ilusaks. Siis ma
ma tean, mida nad mõtlesid selle all, et mul on montaaž ja siis ma panen nad kõik rääkima. aga tegelikult on see, et kui ma olen siis ka Kristiina Raie taustaga, et ma olen õppinud hästi palju ka erasessioone teinud, on ju, et ennast ikkagi kuidagi avada, aru saada, kes ma selline olen, siis ühel hetkel teades mõistusest hästi palju, et see mõistus, mulle nii meeldib Kristiina Raie mõte, et meie mõistus on kõige maagilisem organ, mitte meie käbinääre. aga mida mõistus usub, mille ta enda omaks võtab, selle osaks see inimene nagu saab, et see mõistus on nagu alateadvuse, vaimu, maailma, hinge, see on nagu mingi koridor. ja see mõistuse tasand ja see tavateadvus on minu jaoks hästi paeluv ja kuidas siis selles ütleme sektoris või olemises ennast siis ma ei tea, tuunida, aga selle kõige valguses ma siis lõin sellise meetodi, mida ma olen nimetanud pikalt videoteraapia meetodiks. täna ma ütleksin, et see on videopraktika Mhm. ehk et see videomaailm paljastab meile midagi, mida me ise ei näe. aga ma loon siis inimese nii-öelda distantsi, et ta näeks, et ta saaks endaga kokku. ja seda ma olen ka siin nüüd juba vist üle 6 aasta teinud. Tead, kui huvitav, vaata, mina tean ju sinu koodi nüüd, on ju. noh, Mhm. joo tilk vett ja siis ma hakkan nüüd sinu ma numbrit ma mõtlesin, et ma võtan vett, aga ma rääkisin siin no midagi mine juttu ja. käi, siis ma hakkan sind taga rääkima, kui sa tahad. ei. käi lipp. ja, et sinu numbrite kombinatsioon, ma tõstan siis selle ülespoole, on siis 8, 6, 4, 9, 9 ja need 2 üheksat seal taga lõpus, kes on nüüd siin numbrite keele kanalil juba pikemat aega olnud, ehk siis tegemist on numeroloogia kanaliga. ma räägin seda sellepärast, et Aveli pööras tähelepanu, et kui ta on näinud mu mingeid podcast'e, kus ma seda vean, siis ma endast ei räägi üldse. jah, et aga see osa on siis see, et ma tõesti naudin seda numbrite maailma ja mulle piisab tegelikult ka ainult sünnipäevast, kui ma tean ainult sinu päeva, nii nagu sinu päeva ma tean, siis juba see ütleb mulle hästi palju, kes sa oled, aga see edukuse kood, see kombinatsioon, seda 2 taga lõpus olevat 9 viitavadki sellele, et sulle sobib ideaalselt kõik selline maailm, mis on rivide vahel. sa ütlesid nii kihvtilt see filmimine ja kõik need asjad ja just see nähtamatu osa, sa tahad seda nagu tuua nähtavaks. ja see on, saad aru, noh, ma ütleks ka, et see on nagu rusikas silmaauku, nagu öeldakse, selline ütlus. seepärast, et vaata, sa ütlesidki mulle nii kihvtilt, enne kui ma hakkasin edukuse koodi tegema. Ja siis sa ütled ka, et mul on 9. ma ütlen, okei, mis sul seal see 9 on siis nagu. no siis mis sa ütlesid selle kohta, kas lõpule viia või? ei, et ma olen küps lõpetaja. jaa, küps lõpetaja ja tegelikult enne seda veel, kui ma kokku arvutasin, sealt tuleb ka number 18, mis viitab sellele, et sa tegelikult saad oma elus kõik, mida sa tahad. ja sa nii kihvtilt rääkisid enne seda, kui mina juba teadsin numbreid ja kuulan ja kuidas sa ütlesid, siis mingi hetk lükati sind kaamera ette, seal, kus sa kartsid ja sa teadsid, et sina oled selline, me kõik ju loome mingi loo, eriti lapsepõlves mingi loo, mida me jäämegi uskuma ja teie, kellel on veel 18 seal sees, siis te olete mega sellised mustkunstnikud, te teete endale mingi filmi ja te elategi seal juba selle osatäitjana, mis on jube õudne ja elu kindlasti lükkaski sind meelega sinna, tahtiski näidata, et kuule, aga seal õudse müüri taga on hoopis midagi muud. ja potentsiaal, suur jah, potentsiaal. absoluutselt ja seda sa oledki nüüd saanud kätte ja ka see, et sa kõige paremini lood siis, kui sa oled üksinda iseendaga oma mõttemaailmas, oma selles ja see ei ole mingi ime, et sa oled seal Kristiina Raie maailma sattunud ja see, et sa sealt oled ka aru saanud, kuidas me loome ja meil just enne seda, kui me panime salvestama, me juba rääkisime sellisest maailmast, mis tekitas mõnusat äratundmist, et tõepoolest me oleme arvatavasti kuskil juba sinuga enne kohtunud, enne seda ja kuule, kui sa rääkisid hooajast, siis ma küll tean jah, kunagi, kui ma Eestis elasin, siis ma vaatasin neid saateid ja siin ma teadlikult olen teinud muutused, ma enam ei vaata televiisorit, aga ma mäletan, et seal oli tõsiselt nii palju ilusaid inimesi ja sina oled üks nendest number 1 ilus inimene, kes kogu aeg seal oli ja sa oskasid just neid ilusaid nüansse välja otsida. ja kusjuures, kui sa rääkisid ka vaata koolitusest, siis kui ma kirjutasin sulle, et kui sul on mingi koolitus, kindlasti maini, aga sa ütlesid, et ei ole vaja mainida, sest see on juba nii see lihtsalt on üks sinu elu osa, aga kuna ma ei tea, vaata sinu toimetust eriti palju, siis oligi nii vahva ja ma mõtlesin, et see mulle eriti nagu passib nagu hästi peale, kui inimene juba teab, mida ta teeb ja see on nagu see osa. et aga kuidas siis, no näiteks
tahad sa kommenteerida praegu oma selle edukuse koodi ei, kohta? selles mõttes, et esinemiskoolitused selles mõttes, et ma olen see aasta teinud iga kuu 1 või 2 korda vastavalt nõudlusele, et mul on nagu hea meel, et inimesed nii-öelda kuulevad sellest, keegi on käinud, tahavad tulla, kogeda, sest see ei ole see, et ma õpetan istuma ja astuma, see on väga isiklik teekond ja ma võin öelda, et see on nagu grupiteraapia, et mul ikkagi mitmed nutavad heas mõttes, et see käivitab asju, mis toob põrandalt ära, et mul on ikka see kuidagi see slogan, et kes sa oled siis, kui sa nii-öelda ei karda olla. Mhm. Et kes sa siis oled, kui sa jah, ei peida ennast ära. ühesõnaga, jah, see on äge ja need nüansid tulevad esile. jaa, ei, väga-väga hea selles mõttes, et sinul on ka väga tugev tunne, ei, mitte tunne, aga oskus näha inimeste sinna taha, sinna sügavale, sellepärast et vaata, need 2 9 viitavad sellele, kui need veel omakorda kokku liitud, läheb 18, mis on täielikult selline esoteeriline maailm ja sa tunnetad, sa oled lapsepõlves ka kindlasti tajunud mul, see on täiesti loogiline, see on selles mõttes elu osa. ma kasutan seda iga päev, seda annet või seda potentsiaali, mis minus on ja tõesti selles mõttes, et numbrid väga hästi reedavad seda. Jaa, no nad räägivad tõtt, mis siin, kui raamatupidaja ka vaatab numbreid ja täpselt teab, kus on auk. just, see on nii loogiline ja tegelikult vaimne maailm või see teadlik maailm, see on nii loogiline. siin Mm, ei ole nagu vigu, see on loogika. et on. ta ei ole mingi voodoo, see on loogika. Ja, ja samas, issand, ma peaks selle kohe siia üles tooma. No mul on siin selline väike spikker, kus on sinu andmed peal. Ja Võite. siis ma kogu aeg vaatan teda siia ja siis ma mõtlen siis selle peale, et ma mäletan seda hetke ka omast ajast. Nii, sina peegeldasid just mulle seda, vaata, kui olid niimoodi, et kaamera taga alguses kuskil seal, siis lükati sind ette ja ma mäletan ka niimoodi. Mhm, mhm. Ja siis sul on selg on jumalast täiega märg, mitte midagi sa ei mäleta, mis sa seal räägid. Ja see, mida sina praegu inimestega ka teed, et kui sa ütlesidki, et nad noh, osad nutavad ja nii edasi. kui palju sa oled saanud tagasisidet ka siis osalejate näol ja kas sul on ka tulnud näiteks mingi oma kogukond sealt või ma isegi ei oska nagu rohkem niimoodi edasi nagu küsida, aga lihtsalt see, et ma juba olen erutunud sellest tundest, mida sa teed inimestega, et enne ja pärast arvatavasti tuleb sealt väga selgelt välja. Jaa, tead, see on huvitav, et me tegelikult ju kõik mõjume mingit viisi inimestele ja me aktiveerime inimesi mingit moodi. ja minu võib-olla selline seesama asi, et kuna ma ikka noh, ma kasutan enda väljendeid, et kui ma teen midagi, ma olen täistuledes, ma kuidagi ei hoia ennast tagasi ja kuna minul on see, et nagu, et ärme hoia ennast tagasi, et saame endaga tuttavaks, kes me siis oleme, kui me ennast tagasi ei hoia, siis ma loon tegelikult selle nii-öelda võib öelda, et sellise maagilise ruumi, kus inimene saab võib-olla esimest korda kogeda seda, et täiega turvaline on ennast näidata. täiesti nagu, et ma võingi nii öelda, et ta on vastu võetud ja see kuidagi, mul on või tähendab, hiljuti just üks naine ütles, et tead, Aveli, ma tulin koolitusele ja ma lähen siit ära ja ma ei saa kunagi olla enam endine. see võtab hästi kokku selle, Ja, et ei saa olla enam endine, sest sa tead mingeid asju nii iseenda kohta kui ka seda, et kui sa nii-öelda jagad ennast, meil on täna ju see telefon see on kõikide nii-öelda telekanal ja missugust kvaliteeti ja väärtust ma selles kanalis näitan või mida ma räägin, siis sa alati oled keegi, kui sa seda teed mm, ja sa sellel hetkel, kui nii-öelda sa jagad ennast või avad ennast, siis tegelikult sa ei anna lihtsalt informatsiooni, vaid sa tegelikult annad selle nii-öelda oma laenguga, kui sa oskad seda veel teha, ütleme nii, et kui sa saad nii-öelda, kuidas ma ütlen, tuled online'i, sa tuled nagu online'i, sa tuled kohale, väga hea siis väljendus. kasutame väljendus. sellist väljendit, online'i tulemine, et siis sa tegelikult puudutad inimesi oma olekuga ja see olek on minu jaoks kõige tähtsam, et kui ma vaatan täna sotsiaalmeedias nii-öelda ütleme selle professionaalse pilguga, et kuidas siis inimene ennast väljendab või kuidas ta on nii loetav ja ma arvan, et seda me oskame kõik, et tegelikult inimesed on hästi loetavad. me näeme seda, kui inimene hoiab tagasi või et ta tahab nii tohutult ennast müüa või et osta seda, osta seda. me näeme kõik sellised asjad ära, siis minu nii-öelda see missioon on võib-olla see, et puhastame selle nagu müra ära. Mhm. kes sa oled siis, kui sa isegi, ehk siis videopilt toob nähtavale selle, kus me hoiame ennast tagasi või me püüame midagi varjata.
ehk siis selle varjatu asja all on ju mingi kaitse. aga me oleme ju suur süsteem ja tervik, on ju, ja õnneks ma nagu hooman seda ja tean neid süsteeme nii neuroloogiliselt kui ma ei tea, somaatiliselt. ehk nii palju asju saab teha, kui me oleme need, ütleme nii, et kui need kohad on akuutsed, kui see asi on aktiivne, siis nii-öelda käed õliseks teha ja minna sinna masinasse ja teha see nii-öelda töö ära, siis on see tehtud, noh. aga me tegeleme sellega, et ennast kinni pakkida. Jaa, kui sa nüüd, ma vaatan korraks su numbrit ja seda kombinatsiooni 864 on eest, et tegelikult on väga lihtne, need tulevad ju sinu sünnipäevast, kuust ja aastast kokku liidetult. ja, ja siin see number 4 näiteks ütleb, et sa oled hästi selline struktuurne, süsteemne, sulle meeldib nagu ütleme, see vaimne pool on see, mis sul tuleb sealt nendest 2-9-st, aga samas sulle ikkagi meeldib nagu süsteem ja loogika ka ja mingid vahendid. ja selline asi, et kui me nüüd enne kui salvestama panime, siis kuidas sa nagu ütlesidki, et kas ma olen mõelnud selle peale ja Mhm. alles nüüd ma vaatan su seda edukuse koodi ja siis ma mõtlen, et no muidugi, ta mõtleb ju niimoodi. Mina olen hästi selline loominguline, mina lähen lihtsalt kogu aeg nagu vooluga kaasa ja lihtsalt kui vahepeal kukun, onju, siis mõtlen, raputan puusad puhtaks, mõtlen, pole midagi, ma olen teises suunas. aga sinul on 8 ja 4, mis ütlevad, vaata, see süsteem, see töötab niimoodi, vahepeal elu arvatavasti raputab sind, ütleb, et oh, Aveli, vaata nüüd korraks siia vasakule ja siis sa keerad nagu ringi, mõtled, ma teen sinna teistsuguse süsteemi, et mingi loogika peab sul nagu ikkagi kuidagi asjas ka olema, eks ju. või Mhm. ma arvan niimoodi. ja, aga see loogika on võib-olla kõige rohkem see, et ma tunnen selle tõe ära, et Mhm. tunded on ju alati informatiivsed ja see puhas tunne on alati seotud teadmisega. ja ma arvan, et seesama teadmine, et ma nagu kaevan nii kaua, kuni ütleme ka, kui ma teen üks-ühele tööd inimestega, on ju, ehk siis ma ju aitan need sahtlid lahti võtta, kuule, vaatame sinna sisse ja seesama asi, et inimene ei pruugi näha, ta on nii hõivatud endaga, meil on siin tohutu masinavärk ja kui keegi kõrvalt aitab järge hoida, no nii palju lihtsam on lihtsalt endast nagu aru saada ja võib-olla see jah, et ma näen asju, mida võib-olla teised ei näe või ei taha vaadata sinna, siis ma ikkagi nagu armsasti juhatan neid sinna. sul on megavõimas intuitsioon, et see on nii naljakas, et ma praegu vaatan, kuulan kogu aeg sind ja siis noh, ma vaatan su aastat, siis ma vaatan su kuud. sul on 2 korda number 6 olemas, nii su sünnipäevas on ja sa oled juunikuus sündinud. sa ütlesidki, et sünnipäev on, aitäh kutse eest, tuli jah, Kesk-Soome tuli välja, täitsa isegi olin üllatunud, mõtlesin, et vau, mis värk ja just. vaadake, kuidas ma manipuleerin nüüd onju, nüüd Aveli mõtlebki, et issand, peale podcast'i kohe peab midagi siis saatma jah, ära ei anda. ja, et tuleb aga lihtsalt. number 6 tähendab seda ka, et sa oled selline hästi emalik, sa oskad nagu läheneda asjadele sellisele nagu, et kui sa ütlesidki, et inimesed on tulnud sinna ruumi ja siis nad avastavadki seda, et nad saavad olla need, kes nad on. ja jah, sina oskad seda ruumi nagu anda ja samas jällegi number 6-ga, mida sul on ikkagi noh, kaks korda, oled sa kindlasti ka tajunud elus seda, et kus sa oled andnud, aga sa pole alati nagu vastu saanud ja ka see, et kui sa oledki olnud mingis ajas oma perioodis selline väga andja tüüp olnud ja siis noh, nii nagu me kõik, me käime mingid perioodid elus läbi, on ju, sealt me kasvame jälle välja. et aga see, mida sa teed nende inimestega, see on ka kindlasti väga trigerdav, sellepärast et sul on ka selline nagu 9-8-4, mis tulevad sealt sünnipäevast 6 aastast välja, on ka nagu noh, selline väga tugev, intuitiivne, esoteeriline, natukene teistsugune ja sa oled, noh, ma kogu aeg keerutan ühte ja sama, aga ja, kuidas selles mõttes sa ikkagi lapsepõlves mängisid ka mingite kummitustega, nägid, ja, kus ja, ja kedagi muidugi. on ju. ja mitte kummitus, ma käisin Waldorf koolis ja meil olid ikka inglid ja pokud ja käisime metsas haljatele maju tegemas ja mulle selles mõttes see nähtamatu maailm on minu jaoks nagu, ma olen kasvanud sellega kõigega. ja Mhm. see kas on sa omane ja mulle õudselt meeldivad sellised salateadmised ja siuksed ja ja, ma olen väga sa selles. oskadki nii hästi kaevata nagu sinna inimeste sisse ja ma kujutan ette, et see on täielik transformatsioon, kui nad sinuga nagu seda koostööd teevad. Nad Ja lähevad, kusjuures ma ei ole nagu selline trigger, sa ütlesid, et ma trigerdan inimesi, ma ei ole tegelikult selline trigger, et keegi vihastaks või läheks minema mu kuskilt ruumidest, ei, vaid pigem ma olen kainestav, noh. ja vaata, võib-olla see on, nõuan selle mulli ära, mis ei vii teda edasi. ma ei aga mäleta, tead,
ma ei mäletagi, et ma ütlesin seda sõna trigerdada, aga ju siis ma ütlesin. Aga ma mõtlen trigerdad heas mõttes, sest sina ju raputad, ütleme, selle vana nende arusaamise nendest endist nagu ära ja sa tood esile selle nagu, et vaata, aga sinus on ju see külg olemas nagu. just need neljad teevad seda, seepärast et neli on hästi selline, kes nagu läheb täiega sajaga sisse. sa näed nagu läbi inimese, sa näed selle inimese selja taha ja siis, kui sa kasutad veel loogikat, mida sul on, siis sa saad aru, mis tehnikatega sa selle talt nagu välja tood. Et teie ka, kes te nüüd kuulate ja mõtlete, et issand, ma ei tea, kas mul ka see neli kuskil on. No otsige sünnipäevas kuus või aastas kuskil või edukuse koodis, kui kuskil on neli sünnipäeva ainuüksi näiteks. mina olen 16 päev sündinud, liidad kokku, mul on 7. Avelil näiteks aasta kokku liites tuleb 4, on ju, aasta lõpus on ka veel 4. Noh, naba kümpi 2 korda, kuule, löö või maha, lihtsalt töötab. Midagi pole teha ja tunned ka. Absoluutselt, jah, võtan omaks. Võtad omaks, jah, tubli. Jaa, mis ma siin ikka, selline tunne, nagu tahaks pillid kotti panna, aga me ei pane veel kotti, sellepärast et ma tahan veel seda lugu sinust kuulda. Seda, et sina seal umbes 20-aastane, milline see siis olid, kus sa siis, nagu sa ütlesid, Porkuni koolis käisid, mida iganes. just see, Waldorf ja Steiner pedagoogika. jaa, vabandust, jaa. 20, siis ma kolisin tegelikult juba Pärnusse vanematega ja tead, ma olen selles mõttes olnud, tead, nii raske on ennast kirjeldada, tead, kui sa oled, kuidas ma ütlen, mul ka, mitte kaevunud ka, aga no minu jaoks selline energiad ja tunnetamine ja see kõik on nii nagu lihtne. Siis ma nagu olen sellest minevikust väga palju nii-öelda tähelepanu välja võtnud. Ehk kui ma praegu peaks minevikku sinna 20, mis ma olin või mis ma mõtlesin, on ju, siis ma vaatan nagu, see oli see eelmine, see on mingi teine elu või kuidagi, ta on minust nii kaugel. Aga mitte nii-öelda see, et ma nagu ei võta seda, aga seal ei ole seda energiat, seda laengut sees, kuhu ma saaks nii-öelda sisse minna. Et selles mõttes mul on raske, aga mida võib-olla ma ütlen siia, ma olen olnud mitmetes eluhetkedes niimoodi, kus ma ütlen, jumal tänatud, mineviku Aveli, sa tegid seda, et ma täna saaksin teha seda. Ma tunnen, et see minevik kogu aeg on loonud seda, et mina saaks tulevikus teha oma rada või oma asja. Jah, see on nagu. Ju siis ma sellepärast selle küsimuse pidin küsima, et sa selle lause välja Jah, ütleksid. täpselt ja et võib-olla mõne jaoks on hea, sest me alati teeme, me elame tegelikult ju nii-öelda oleme siin käesolevas hetkes, aga ma teen midagi, mida ma tegelikult ei tea, mis tulemus see toob või et näiteks hakkan midagi uurima või et ma olen midagi juba teinud ja siis ma võtan nagu lahti mingi, mis ma siia kirjutanud olen, mingid laulusõnad või ma ei tea, noh, üldse mingi näide lihtsalt ja saad aru, neid on vaja või kuidagi mingi asi või siis olen teinud mingi meditatsiooni, on ju, sest mul tohutult meeldivad sellised häälestavad praktikad, et see ei ole nagu enda uinutamine, vaid vastupidi, sa tuled nagu online'i ja sa juhid ennast, noh, me kasutame enda maagilist mõistust selleks, et ennast häälestada, ennast juhtida, seda olekut muuta, ükskõik kuidas me sinna sisse lähme siis, kas me lähme nii-öelda toore jõuga või lähme natukene, ma ei tea, pehmemalt, et neid võimalusi on tegelikult hästi palju. Ja mulle ikkagi meeldib inimestega, mida ma väga palju teen ja ütlen ka, et me näeme selgelt ka lahtiste silmadega, et siis, kui sa kujutad ette, et seal sinu ees on üks ahv, kes loobib sulle banaane, siis sa ju näed seda. Ehk siis sa näed ju nagu ettekujutlusmaailma ja läbi selle ma tegelikult kasutan siis palju energeetilisi võtteid, et inimene näeb lahtiste silmadega, tema ees rullub lahti mingid asjad, kus ta ei taha vaadata. Ehk ma nagu näengi seda, et me nagu oleme, elame, pingutame, tahame midagi, see kõik on nii tore, on ju. Ja siis näiteks, toon näite, ma olin just siin ühe toreda seltskonnaga, üks naine ütles ka, et oi, et noh, naine, keda ma ei tunne, on ju, et oi, näe, sa tegeled esinemisega, et ma pean ka su juurde tulema, et ma nii kardan, et nagu mul on see, et teeme kohe korda, mida me siin ootame nagu, et lükkad edasi oma elu elamise või nagu ei, kui sul on, ma olen praegu siin, olime spaas, on ju, rätikud ümber, teeme kohe korda. Ja ühesõnaga, see on see mõistuse teema, on üks teema ja meie nagu inimesena ei oska ennast juhtida nii
nagu sujuvalt, et hoida oma fookust mingil teemal, et ma nii-öelda tunnetaksin mingi asja lõpuni. Sest millegi tunnetamine on millegi teadasaamine ja tunne tuleb nii-öelda selge teadmine tekib, siis on see õige tunne nii-öelda. Mhm. Ja ma lihtsalt hoidsin järge, aitasin tal nii-öelda visualiseerimisega neid energiaid vaadelda. See on ülilihtne, see on päriselt lihtne ja kui mõni mõtleb, et tema ei näe, siis 100% näeb. Ja teema oli siis selles nagu lõppkokkuvõttes, et tema hirm, mida siis mõistus ei ole nii-öelda, sa ei ole mõistusele lubanud, ehk siis sa oled nagu oma hobuseid kinni hoidnud, aga kui nüüd, kui sa lased kappata hobustel, et kuule, vaata, mis siin toimub ja siis ta nagu kogebki, et ma olen nagu petis, et tegelikult ma ei olegi see, kes ma olen ja et inimesed saavad nüüd näha ja nagu nad alandavad mind sellepärast, et ma ei ole selline, on ju nii-öelda kõike tead ja siis, et no mis sinuga siis juhtub, no siis ta muutub väikseks ja siis läheb sinna põranda alla kuskile, no nii. Ja siis, kuna ma ju, noh, see kanaldamine on nii imelik sõna, aga ma loen energiaid, ma olen väga kontaktis enda eneseusaldamisega, siis ma ju räägin seda, mida ma tunnen. Praegu siis ütlesin talle ühe nagu mõtte, et oota, aga kui sa oled selles mõttes, et kui sina isiklikult ei näita ennast, kes sina oled, siis inimesed ei saagi sinust aru saada. Nad ju ei näe sind, kui sina ei näita neile ennast. Nad ei saa seda nii-öelda sinu raamatut lugeda, kui sul on kaaned kinni ja näitad ainult, kui ilusad nii-öelda kaaned mul on. Ja see teadmine, mis tuli talle, et tema ei näita ennast ja siis need teised inimesed arvavadki, et ta feigib, ta Mhm. ei ole, tema ei olegi see tegelikult, siis see on nii loogiline. Mhm. Kui ta sai selle kätte lahtiste silmadega, see oli nii-öelda jada, on ju, kuidas me jõudsime sinna, kõik laua pealt läinud. Sest see on ära avastatud, see on ära nähtud, siis selles ei ole seda laengut sees, sest me oleme oma mõistusega nagu läbi näinud, kus ma kinni olen. Ja Kas said, ma seletasin võib-olla nii raskelt, aga no ma ei tea, vaata, kommenteerige nüüd teie siia, seepärast et me oleme kõik erineval sagedusel. ja, ja. See, et kui ma enne salvestama panin, siis me juba olime kohe põmm nagu sinuga ühel sagedusel, me rääkisime inimestest, keda me kaifime, onju. Ja Mhm. siin ma lihtsalt mõtlesin selle peale, jah, kommenteerige, palun, kallid naised-mehed, kõik, Mhm. kes tundis nüüd ennast ära. kas see kõik toimus siis seal spaas, sealsamas Ja, hetkes? Ja, et ja. just see, mida mina ise olen kogenud ja muidugi seda saab jälle numeroloogiliselt nii hästi kohe vaadata, sisse piiluda iga inimesse, et kes on sellised maskikandjad ja siis see, et me oleme keegi, mida siis nagu üldsus soovib, on ju, selle järgi sisemiselt me oleme hoopis teistsugused. Ja ma Mhm. saingi aru, et see käis mingi tšiki-priki ja hästi loogiliste võtetega, tegelikult sa lihtsalt peegeldasid talle seda, mis temas on, eks ju, ta lihtsalt sai aru sellest ja nii ongi. Jah. Aga vaata, ta sai aru ka, et see on asi, mis on teda kaitsnud võib-olla nagu väga pikka aega, on ju. Ja kui me ikkagi sellises nagu hoidvas ruumis, kus ta tunneb, et ta saab usaldada, ta on vastu võetud ja ma lihtsalt nii-öelda noh, nii-öelda juhatan, et kuule, aga vaata seda kohta või et mis siin siis on ju. Ja inimesed ju tegelikult noh, mul on nii lihtne inimesi avada selles mõttes ja selles mõttes mul ei ole see mingi small talk, vaid et kui me selle ägeda seltskonnaga olime, siis kui mul on nagu huvi, siis ma küsin, ma tahan teada, sest mul päriselt huvitab ja see on nagu üks minu meelest äge kvaliteet, et kui sind midagi päriselt huvitab, siis see puudutab teist inimest ja siis ta saab avaneda. Mhm. Aga kui huvi ei ole meil nii-öelda sõprade suhtes või mehe suhtes või mis iganes kaaslaste suhtes, siis see energia ei lähe liikuma. Aga tõeline nagu huvi, ka üksinda, kui sul on huvi millegi vastu, siis see energia nagu nii toetab tegelikult selle millegi avastamist, millegi teadasaamist. jälle tegelikult nii lihtne lähenemine. ma vahest loogiline. mõtlen, jaa, Mhm. siis see ongi kõik loogiline, see on nii, ma olen vahest isegi natukene nõksu kade. ma kohe räägin, mis kadedus see on nii põnev. Ma saan aru, kuidas minu eesti keel Soomes olles, mul on soomlasest elukaaslane, see minu eesti keel on täpselt see, mida ma siin teiega räägin ja siis see, mida ma raamatust loen ja siis see, mida ma kuulan ju vene koolkonda, numeroloogiat ja kõiki asju vaata ja siis ma hakkan mõtlema, et
appi kui lihtsa mingi ühe sõnaga sa ütlesid selle nagu ära. aga ma ju teadsin seda, aga lihtsalt sõnavaras mul rohkem seda sõna ei ole. et saad aru, see on nii nagu osad, kes elavad seal ükskõik mis maal inimesed elavad, siis ka kuhugi maani nagu jääb see. ma nüüd hüppasin täiesti ühest teisest teise. nii, ja, ma aga panin. ja siis ma mõtlengi, et appi kui huvitav seesama, kui sul on huvi, kui lihtne asi see on tõepoolest niimoodi, et vaadake ka, jälle kommenteerige kõik need asjad, mul tuleb kohe kananahk tuleb peale selle peale, et vaata, see on niimoodi, et huvi. meil oli viimase nädala selline aktuaalne värk siin kodus, vaatangi kodu praegu, aknad. mul täiega huvi, saad aru, ma ütlen, et meil on vanad aknad, me peame uued lihtsalt saama. mehel huvi puudub, aga ta tahab boss olla, vaata, ja siis ongi, see on nii, nagu sina just ütlesid, huvi. kui huvi tuleb ja kui sa oled süvened sellesse, siis kõik asjad hakkavad loogiliselt nagu minema ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et okei, seda ma tean, et mina teist muuta ei saa, see huvi peab tulema minu kaudu ja minu energia hakkab muutma kogu seda protsessi. väga teadlikult olin nüüd ja kohe praegu siin ja hakkasin huvituma. ja siis saad aru, see on nii kihvt, täna hommikul juba uudis, et 3 pakkumist, ma mõtlesin, et vaata, kui vahva. aga see on nagu see, et kõik see meie peegeldus, kõik see, mis meie ümber on ju tegelikult meie enda kutsutud siia meie ellu. Aveli on ka ju praegu siin sellepärast, et sa pidid lihtsalt tulema, praegu oligi küps aeg. ja seesama, see sõna huvi. Ja vaata, kui erinev energeetika on sõnale fookus. mm, Fookus ja huvi, justkui üks ja sama asi. mm, Aga nüüd näiteks, kui inimene võtabki vaatluse alla, et mis on tema huvi, siis ta tegelikult saab aru, kuhu tema nii-öelda energia läheb, millega ta seotud on. Ja kuna ma ju tegelen inimestega online'is ka, teen neid videoteraapia programme, kus on tegelikult ongi ju suures osas videode põrgatamine, on ju, et inimene teeb video, ma ju nii-öelda suunan teda, tal on ikkagi mingid nii-öelda, nagu ma ütlen, et see üks küsimus on nagu taskulamp, siis sa lähed, sukeldud sinna pimedasse keldrisse, otsid nii-öelda seda vastet või otsid midagi ja sa saad teada, et üksinda see võib-olla see endast ka mingi teadasaamine, noh, mingis mõttes vaata, keegi vaidleks mulle vastu, et meil ei ole vaja neid lugusid ja mingeid asju. Me ei tohi ära unustada, meil on mõistus, meil on inimese tasand ja seda inimese tasandit, temaga tuleb tegeleda mingi maani. Ehk siis ka inimesed, kes tegelevad ju hästi palju meditatsiooni ja kõrge sageduse ja kõige sellega, siis nad lähevad nagu pilve ära. Ja siis see puudub nii-öelda selle inimese tasandi ehk siis selle maise nagu ratsuga. Sa nagu ei taltsuta teda ära, ta on metsik, vaata, reageerib kuskil, lööb mingi tuld, siis on mingi jama, ta reageerib automaatreaktsiooni pealt ja siis on see, et oi, aga inimene on nii vaimne, et tegeleb nii kõrgete asjadega, on ju. Et siis see, mulle nii meeldib see mõte, et me peame mingite asjadega, me peame tegelema tavateadvusega kooskõlas, sest kui meie mõistus on kõige maagilisem organ keha juures ja kui mõistus saab midagi aru, siis ta ühendab selle nagu nii-öelda selle maatriksiga ära või selle, ma ei tea, selle nii-öelda jadaga või energiaga. Ja noh, lihtsalt toon näite, et kui keegi kuskil rääkis, et oo, mingi ultraviolettne energia, ja siis on see, et aga mu mõistus ei ühenda ära, mulle puudub seos, mis asi see ultraviolettne nii-öelda energia on, kuidas ma seda ühendan. kõik minu jaoks on tööpoolik, et ma ei ühendu ära, sest minu mõistus ei saa aru. Ja kui minu mõistus laseb läbi midagi ja saab aru, seesama asi, et see fookus võib-olla on nii kauge, aga huvi on nii isiklik. Ja minu mõistus nüüd nii-öelda läheb teistsugusele režiimile, et ma vaatan ennast nii-öelda läbi huvi. Ja võibki täitsa võtta selle fookuse, et kus on täna selles päevas sinu huvi. Mitte fookus, aga lihtsalt huvi, millest sa huvitud. Et need on need taskulampid minu jaoks. ja kusjuures vaata see sõna isegi, ütleme, fookus on arvatavasti laenatud sõna. ma arvan, see pole ju päris eestikeelne sõna. ma ei tea muidugi, mis siin üldse on eestikeelne sõna, aga huvi on nagu selline, et lapse käest ka ju vaata küsitakse, et millest sa, no vau, milline nagu, ma ei tea, nii huvitav. Ja see huvi on ju, ta on automaatselt seotud sellega, et ma keskendun millegile. Mul on huvi, ma keskendun, ma panen sinna enda laengu, ennast sisse. See toob alati tulemust, alati. Nii lihtne.
ja mul tuleb jälle nii oma isikliku elu, no see on praegu nii aktuaalne, seepärast et mina kogu aeg oma sageduselt muutun praegu teistsuguseks. see koht, kus ma praegu elan, siis see toob mulle hästi palju sellist nagu kanaldamine, nii nagu sa ütlesid, see on natuke võõras sõna, aga mul infot tuleb hästi palju. sest ma arvan, et see ei ole juhus, et ma siin hetkel olen ja see, et see Eeva Lepik minu elus ja minu huvi on mul praegu Eeva Lepiku juures. ärge arvake, et numeroloogia on ära kadunud. ei, nüüd ma seostan kogu seda maailma, sest nüüd ma lihtsalt olen. Aga jõuame siis sinna, siis seesama, mis sina just ütlesid, vaata see, et nagu jalad maas reaalses maailmas ka, vaata see, kus see värk on ju, siis ma hõljungi siin vahepeal pilved, siis elukaaslane küsib mingit asja, ma ütlen, oh, mis asi, mis sa tahtsid? küsin, äratus. No ja siis ma vaatan seda omast vinklist on ju, ja siis ta ütleb, aga räägi nagu lühidalt, räägi 5 mindiga, sest mul on hästi hea oskus rääkida nagu pikalt. ma ei tea, kuidas sinul on, sul on 2 9 seal taga, sa praegu räägid minule arusaadavas keeles, aga see ongi just see, et millises sageduses ma olen, et kui sa ütled seda ultraviolettne mingisugune kiirgus on ju või mingi aura, siis minu elukaaslane kindlalt aru ei saaks, ei saa, et siis ma mõtlengi, et aga ma ei tea, kas see on normaalne, et me oleme nagu erisagedusel või niimoodi. Ma mõtlen, aga mis asi on üldse nagu normaalne või selline asi, et oled sa ise ka oma lähedastega tähele pannud seda? Noh, sellest on miljoneid näiteid. Kui sa ise sageduselt muutud, ma saan aru, et meie oma sagedusega muudame ka oma lähedasi. Ma olen seda hästi mitmeid kordi näinud. Kuidas sina seda tajud? Äkki tood siit mingisuguseid? tahtsin öelda, ma jälle laenan sulle enda sõna Laena, et sa laena. ütlesid, et ma kanaldan, on ju, aga mina ütlen alati, ma guugeldan. Noh, ma guugeldan selles No, mõttes. väga tänapäevalik kusjuures. jah, mida? Väga tänapäevalik. Et ma guugeldan. Jaa. Ennast saab guugeldada väga hästi, ei pea selleks internetti minema. Aga see, ühesõnaga, mul on olnud hästi erinevad nagu kuidagi etapid ja elud. Ja kuidas ma ütlen, et ütleme praegu mul on nagu lihtsalt see aktuaalsus on ju. Selles mõttes on huvitav, et ega elu sõidab meile ju kogu aeg sisse ka, et me võimegi hoida ennast ja samas mul on ju väike laps, on ju 2,7, kes tahab väga palju tähelepanu, on ju, kodu, kõik niisugused asjad, mul on teatud nagu mingid enda sees standardid, et noh, et ma saan ennast välja sirutada, kui mu kodu on korras ja et ma saan süüa teha siis, kui köök on nii-öelda korras, et mul on nagu teatud sellised nagu kvaliteedid ja ütleme nii, et aga see ei ole nagu 100% ju. Ja selles mõttes ja siin see on nagu nii maine tasand, aga see maine aitab minul olla teises kvaliteedis, Mm. on ju. Ehk siis, kuidas ma ütlen, et meie selline keskkond, mille sees on ka inimesed, mõjutavad ju minu enesetunnet. Ehk siis, kui ma sõidan Volgaga, millel on nagu vaatan ka a la, et kas see nagu veab välja või ei vea, ma ei saa mõelda, ma tunnen lihtsalt nii, et ma ei saa ennast nagu ära petta ja selles mõttes paljud võivadki arvata, et see kvantloomine on nagu enda ärapetmine, siis selles mõttes ikkagi, kui ma nüüd olen seal reaalselt oma kehaga selles roolis, ma ei saa ennast luksusautosse mõelda. aga võib-olla saan, võib-olla see on ka piirang, aga selles mõttes aga võib-olla on niimoodi, et ma lihtsalt olen ja mul ei ole tähtis, millega ma sõidan, sest ma ei nagu ei resoneeru selle nii-öelda katkise vana autoga ära, vaid ma olen resoneerunud enda sees mingi teemale, kuhu ma sõidan midagi looma. Mina võtan selle teise variandi, selle Just, noh, ja, mõtlengi, et kus on see tähelepanu ikkagi. ja, ja sa ütlesidki nii kihvtilt, et vaata, no sul on 2,7 laps, eks ju. sa ütlesid nii kihvtilt, et 2,7, no väga hea. kõik said aru, 2,7. et ega tema sunnibki kohale tulema nüüd ja praegu, et mina olen sellises kohas, kus mul on väga täiskasvanud lapsed juba ja täiesti elan nagu oma elu, siis ei olegi nagu mingit segajaid, ainult see, kui mees tahab midagi ja küsib veel soome keeles ja ma mõtlen eesti keeles ja siis ma kuulan vene keeles ja siis mingi soome keel tuli siia vahele vahepeal, ära sega. et see on nii naljakas, aga vaata, meil ongi vaja selliseid asju, just see, et sa tõid väga hea näite, et ei oleks seda.
vaata, no kes ütleb jälle, mis on õige, eks ju, me ei saa ju öelda, meil on lihtsalt, mul on oma arvamus, sul on oma arvamus ja see, et igalühel on see oma õigus, oma see oma tuba, oma luba. ja täpselt nii jah, et seesama, see, mida mina numeroloogias ka hästi palju nagu näen, on teatud mingid numbrid, kes lähevad hästi nagu sellisesse vaimsesse maailma. Sinul ka, sinu numbritega näiteks need edukuse koodi lõpus on need 2 9, mis viitavad ka sellele, sul võib täitsa vabalt olla rastapatsid, mingi paali ja laps kasvab ise nagu väike džunglipoiss või tüdruk, ma ei tea, kes ta on, tüdruk-poiss või? poiss on Gordon, on ise pani endale nime. Kuidas? Ütles, kui ta kõhus oli, siis ta ütles, et tema tahab Gordon olla. Assamait, vahipoiss. ja Niimoodi. Kristiina Raiel ütles ja siis ma ütlesin, okei, siis ta on Gordon. ja siis temast saigi Gordon. väga hea, Gordon oli kokk, oli mingi kokk. Gordon Ramsay ja on jah. hullult lahe, chill poiss, ütles täpselt otse näkku, kui kuskil ja, mingi, ja, kui rott tema jooksis köögis, siis see oli rott ikka. et see ei olnud mingi tolm. ja kusjuures sinul on ka vaata number 8 seal ees, mis tuleb sinu sünnipäevast, sellest 26, et on sinul väga ratsionaalsed jalad maas ka, et mulle sinu puhul see meeldibki, et sa oskad vaadata nagu sellest raamist välja, süsteemist välja ja samas ka ütlesid ka seda väga ilusti, et vaata needsamad vaimsed ja hingelised inimesed. Oh, me lihtsalt lobiseme nagu Saveli, saad aru, onju. istusime ja propisime. meil ei ole mingit eesmärki ju, kuhu me minema peame, aga lihtsalt see, kuidas mul elukaaslane ka, ta on soomlane, eks ju, ma toon tema näite, seepärast ta räägib nagu usust ja sellisest asjast. ja siis mina ütlesin, minu arusaam on see, usust üleüldse, räägime siis kiriklikust, ma ei tea, ristiusust, eks ju. tema suguvõsas on teatud inimesed ja ka minu suguvõsas on ja siis ma mõtlen, et aga mis asi siis on usk, et see, et kui ta kirikus palvetab ja sealt välja tuleb, siis hakkab teisi taga klatsima. Aga usk ei näe ju seda, et noh, välja, et minu meelest on see, et igal inimesel on oma usk, aga see, et kas ta siis on nagu 100% seal või see, mida sina ütlesid ka, et inimene on seal kuskil vaimsuses, satub kuhugi liiklusesse, mida iganes, siis ta turtsub välja mingit prahti sealt suust, on ju, ja siis on see, et mis asi see nagu on, et otsusta siis ära, kes sa siis oled. minu jaoks on see nagu täiesti, et ma saan aru, see on jälle mingi peegel. ja see on, vaata, see on see, vaata, ma nimetasin seda resoneerumiseks, et millega ma olen resoneerunud. et kui ma näen, et kõik on halb ja mul on halb auto ja kõik see asi ja ma näen seda ja ma istun selle oma reaalsusega, onju, siis tadaa, siin ei ole muud valikutki. aga kui ma olen resoneerunud millegi muuga, siis see on päris. aga nüüd ma näen, et võib-olla see nõrk koht on see, et me ei tegele selle enesepetmisega, vaid et kuidas pääseda ligi endale nii, et ma võtan selle omaks. see on trikikoht ja siin me ei saa minu meelest sellest inimese tasandist mööda nii-öelda vaadata, vaid kui me läheme mingit näiteks tegelen enesearmastusega, siis see on nagu nii-öelda see, kus ma nii-öelda justkui arvan, et ma tahan nüüd ennast armastada ja kõik see, et mul on kõik hästi ja ma õitsen, on ju, siis sellel teekonnal või sellesse programmi on sisse kirjutatud kaos. ehk siis see minu inimese tasand või siis need nii-öelda minu sees olevad, ma ei tea, neuroloogilised või nii-öelda kehalised mälestused, asjad reageerivad. nüüd ma pean olema nagu nii teadlik ja tark, et kuidas mina manageerin oma teadlikkusega enda inimese tasandi ära. ja siin ei saa olla see, et ma nagu lükkan kinni või panen vaiba alla või ütlen, et seda ei ole olemas, ehk siis ma tegelen enesepetmisega, et surun midagi alla, et see võiks nagu nii puhas olla, et ma päriselt ka resoneerun ja kas mu mõistus ja inimese tasand lubab ära resoneeruda suure rikkusega, eduga, küllusega, kas ma kannan selle välja. kui minu energia ei kanna seda välja, ma ei resoneeru sellega ja see ei saa minu osaks, ükskõik kui palju ma higistan. õigus, saite aru? saite aru, kuulsite, mis Amel ütles praegu, jah? kuulsite või? nii on ja nii on ja ma olen täiesti nõus sellega. et see üks asi on see, mida me tahame ja see, issand, no ma kuulen Jungi ka nüüd viimasel ajal. seepärast siin võib-olla mõned mõtlevad, et ei tea, Merike on kuidagi ära kadunud, et metsaeludes videoid enam ei tee. Merike kogu aeg kuulab tarku inimesi ja muudkui kõpitseb siin oma asja täiesti mingi voodoo maailmas. aga ta ütles ka väga kihvtilt, et
kõik selline eneseareng ja kõik see töö iseendaga paratamatult on seotud selliste kriisiolukordadega ja see, et mina nimetan maakeeli seda siis nagu kuradi energiaks, ehk siis see sinu mustem pool, sinu varjupool, see tuleb kogu aeg katsetama, et au, äratus, kas sulle meeldib seal juba uues kohas või? siis mõtled, ei kurja, mitte keegi ei saa must nagu aru ja nii edasi, vaata seesama, et kas sa resoneerud sellega, et sa võidki olla edukas, kas sa resoneerud sellega, et sul ei olegi Volvo või Volga, on ju, sul on mingi bemm, on ju, ise. aga vaata, kui sa tahad resoneeruda, nii-öelda ma tahan sinna liuväljale ronida ja sa oled seal, aga sa näed seda, mis ei luba ära resoneeruda, siis selle osaga tasub tegeleda. Mm, just, ehk siis sa puhastad seda varju eest ära. vot kui targad me oleme, Aveli, jah. ja teoorias megad on ju. kus sa oled oma asjadega praegu, kui kaugel sa oled? praktikas tuleb ka välja, ma ütlen. praktikas peab ka ikka, see praktika on, nagu ma ütlen ka, et elada oma igapäevast elu on kõige vaimsem praktika üldse. Kõiksus näeb kõike ja see, mis sa oled, see ikkagi on nagu nii üks-ühele, mis su sees toimub. Mm, ehk siis, kui sinu sees on nii-öelda, mulle hästi meeldib selline, noh, ma räägin hästi palju kvaliteetidest, on ju, et kui ma siis mõtlen, et nagu see, et ma olen nagu puhas, ma tahan olla sellest mürast nagu vaba ja puhas, ma ei vaata ka telekat, ma väga selles mõttes intuitiivselt ja tunnetuslikult ikka mõtlen, et kuhu ma nagu lähen, kas siis oma kehaga või oma teadvusega, et millega ma ennast seon, selle osaks ma ju saan. et see on nii selge ja ega ma ikkagi väga selles mõttes, aga see on, kuidas ma ütlen, kui see on nii normaalne, nii igapäevane, siis sa ei pea pingutama, et seda nii-öelda tähelepanu hoida, vaid see kuidagi on nii automaatne, ehk siis see ongi see häälestamine, aga on kohti muidugi, millega mina ka ju ikkagi silmitsi seisan või mingite teemadega ja ma saangi aru, et ma näen nii selgelt näiteks mingit teemat ja ma saan aru, et ma tahan selle nagu laua pealt ära saada, ma tahan puhtaks saada sellest mõjutusest, siis selles mõttes ma olen täiesti teadlik, et saab niimoodi, et ma ei tegele sellega, vaid ma loon mingi uue asja peale. Ma saan sellest aru, see on täiesti võimalik meie nii-öelda tänapäeva energiamaailmas. ehk siis ma ei tegele selle tasandiga, vaid ma loon uue asja peale. aga ma olen näinud seda, et elu saab sind alati kätte ja elu oma energiaga ja see kogu kõiksus, ta tahab sind kogu aeg nii-öelda viia sellisesse nagu joondusesse, enda tõesse või nii-öelda enda sellisesse, ma ei tea, leeki või kuidas iganes me seda ütleme, et nagu puhtasse olemusse. See, kes sa päriselt oled, see sinu koostis, mulle meeldib rääkida, et inimestel on nii originaalne oma koostis ja selle koostise ümber on teatud mudru, see müra. ja selles mõttes võibki niimoodi tegeleda, et sa selle müraga ei tegele, noh, ignoreerime seda, vaid häälestame peale ja tegeleme ainult selle nii-öelda selle osaga. aga vaata, et enne siia osasse saada, ma ikkagi põrkun kokku selle nii-öelda selle inimese tasandi müraga, reaktsioonid. et kui ma ehk siis on võimalik tegelikult, et ma ei tegele sellega ja ma nii-öelda tõusen sellest välja, aga ma ei saa oma kehast lahku minna. meie keha salvestab absoluutselt kõike. kui ma näen või olen näinud lapsepõlves kuskil mingit autoavariid, siis minu psüühika ei tee vahet, kas see juhtus minuga või kellegi teisega. kui keegi näeb pealt kedagi, ma ei tea, väärkoheldakse, siis tema psüühika ei tee ka vahet. Mm. et mingid asjad võivad meil nii-öelda viiulit mängida, ilma et me ise saaksime aru sellest. et kuule, siin tegelikult üks programm mängib viiulit mul ja siis ma arvan, et ma olen hästi puhas nii-öelda tegelane. et siin võib olla selliseid varjukohti ja minu meelest kuna me vaimudena oleme nii ägedad ja täiuslikud, siis see koostöö inimese tasandil võikski olla see, et mul on keegi, kelle juurde minna, et vaadata ja nokkida seda, mida ma võib-olla nagu ise ei näe, sest me oleme ju hõivatud endaga. Me ei näe ennast nagu kõrvalt, me ei näe distantsilt. noh, kaamera toob asjad välja, kui nii-öelda nupud sisse lülitada, mida ma teen. aga see on kuidagi selline, kui sa nagu teadvustad ära midagi, sa ei saa käituda ega reageerida võib-olla samamoodi.
ehk siis sa õpetad enda inimese tasandit ringi ja siis on võimalik ikkagi selle puhta osaga teha tööd ja ma olen seda meelt ka, et kui me tegeleme, jällegi see on nii, kui ma praegu räägin, mul on nagu selline, ma püüan teile hästi nii-öelda seda visuaali ka edasi anda, väga hea. et tekiks see nagu arusaamine, aga ma ütlen, et see on, me võime igatpidi siseneda ikkagi, et kuidas keegi resoneerub ära, on see küsimus. Mhm. Sa tõid nii kihvti asja või nii kihvti koha siin välja, et just see, et meie keha ikkagi reageerib teatud asjadele, isegi kui sa juba vaimu tasandil oled kuidagi arenenud juba, noh, ennast just jälgisin, kui ma praegu sind kuulasin, siis mõtlesin enda asjade peale ka, et kus kohas ma veel reageerin nagu ühe asja peale ja see on nii kummaline, üks väga nõme asi. et lihtsalt see, kui keegi kuskil tõstab häält ja ma võin lihtsalt niimoodi üks-kaks hakata nutma ja siis mu elukaaslane ei saa aru ja ma saan väga hästi aru, et seal lapsepõlves ma pole seda kuidagi nagu ära töötanud, muidu juba oleks kõva mutt. ütlen, saad aru, kõik asjad ütlen, teen, ma näen kõiki asju, ma saan isegi aru, millal see nagu tuleb ja siis on niimoodi ja siis hakkab nagu tulema see asi. ja just mõtlesin, et nii, aga okei, on selline reaktsioon, kuidas need sinu näiteks need programmid või see, noh, ma ei tea, kuidas seda nimetada, sinu ruum äkki või see sinu koolitus. Ruumid sobivad väga hästi, jah. ja et mulle ka see Mm. ruum nagu pigem meeldib, seepärast et ka minul on mingid teatud koolitused, ma isegi ütlen, et see ei olegi mingi koolitus, lihtsalt ma toon teile nagu, tuletan teile meelde, kes te eelmistes eludes olete olnud. et ja nii edasi. kuidas sina näiteks selliste asjadega saad aidata? See on nüüd noh, nii-öelda hinge tasandil on meil teatud programmid, mis tulevad elust elusse ja see saab nii-öelda meie selliseks inimnäoks või selliseks, et see on minu olemus. tegelikult on nagu hingeenergiast tulenevad mõjutused. ehk siis näiteks, kui inimene on, ütleme, tuleb sellistest kultuuridest, kus söödi põrandal ja kätega, siis talle meeldib selles elus ka süüa kätega ja olla rohkem põrandal kui kuskil kuningliku tooli peal. Mhm. et need on sellised hingetasandi mälu, mida me kuidagi nagu orgaaniliselt oleme võtnud, sest see on meile nii tuttav, sest me oleme nagu võib-olla elust elusse olnud väga palju kordi seal. ja oota, mis su küsimus oli? Ma hakkasin kuskilt kaugelt pihta. ei ütle, mul hakkas praegu juba nii huvitav, Ma sellepärast saan et aru. tuli meelde, ma hakkasin mõtlema nii naljakalt, et sorry, ma loodan, et sul on meeles nüüd see asi, et jätkad sealt, sest tõepoolest on see, et vaata, osadel on tabu, et sõrmedega süüa näiteks kanakoiba või niimoodi. mõnel on see nii loomulik ja ma olen ka vaadanud nagu kõrvalt, et mõni reageerib sellele, siis näiteks on ka see, et teatud inimesed, kellele meeldib korteris elada, on ju, osadel nagu maal ja nii edasi, siis ma ka olen nagu vaadanud enda kohalt ja noh, me ikka kõige paremini ennast ju näeme, on ju, kus siis endal nagu meeldib. väga huvitavad tähelepanekud jällegi. nii, siis see oli see, et vaata, kui juba vaimu Hinge, tasandil me oleme juba kasvanud, aga keha tasandil sa reageerid ühe asja peale. just, ehk siis see on hingeenergia, ehk siis vaim saab oma inimlikkusega kokku läbi hingeenergia. ehk Mhm. siis kui nagu vaim kehastub siia läbi hingeenergia, läbi inimese tasandi, võtab nii-öelda selle vormi, aga see hingeenergia lasub meil nii-öelda siin alateadvuses, see ongi nagu alateadvuse tasand, hingeenergia tasand, kus siis on näiteks seesama, see karjumine, see võib-olla ei ole ainult selle elu teema, võib-olla see tuli kuskilt kaugemalt ja nüüd on selles mõttes, et kui sa võtad selle no sinna saab läheneda jälle mitut pidi. Näiteks seesama, et kui keegi karjub, siis see tekitab sinus millise reaktsiooni? Kuidas sa kirjeldaksid seda reaktsiooni? Mis sinuga juhtub, kui keegi karjub? Üks on see, et tagajärg on see, et sa hakkad nutma, aga enne seda juhtub veel midagi. vaadake, Aveli praegu parandab mind, väga hea, mulle juba meeldib, see on seesama spa jutt, korda. vaata, mis me seal nagu, mis me seda pärast teeme kohe praegu ära. mul tuleb kohe süütunne millegipärast, nagu et see, et nagu see karjumine on justkui nagu tulnud minu pärast, kuigi tegemist võib olla täiesti mingi poes, Selveris kuskil seina taga või teise nagu leti taga, kuskil keegi nagu ütleb midagi ja ma kohe tunnen süütunnet. Kas sa saad kätte ka, et mis selle süütunde sisu on? Ma hästi palju tegelen sellega, et meil on pealkirjad süütunne, hirm, aga mis on selle sisu? ehk siis, kui sa nüüd lähed sellesse sisusse, süütunde sisusse, siis mis sealt sulle vastu vaatab? no ainuke asi, mida ma tihtipeale tajun, on see, et ma olen väike mina ja ma olen midagi tegemata jätnud ja siis minu peale karjutakse. et justkui see Mhm. väike Merike on midagi tegemata jätnud, sellepärast et see justkui nagu see karjuv keel kohe tõstab nagu mind üles, et mis ma jätsin tegemata. vot see nagu, see asi tuleb mul kohe välja. nii, kui see nüüd nüüd me on see oleme sisu.
nüüd me oleme sellel leheküljel, et sa oled midagi tegemata jätnud, mille eest sa oled saanud ilmselt karistust. Ehk siis mingit kõva häält, karjumist, pahandamist. Mm. Nii. Ja sa oled enda sees sidunud sellega, et sina oled midagi maha jätnud. Iga kord, kui sa kuuled karjumist, sul aktiveerub see, et sa oled midagi tegemata jätnud, sa oled midagi halvasti teinud. Mm. Ja sinu süsteem ei seosta ära, et see on kellegi teise kogemus, Mhm. aga kõik karjumine on sinu kogemus. Nii, Mm. nüüd vaata seesama, et sinu alateadvus tahab minna nii-öelda, ta tahab ära puhastada selle, ta tahab nii-öelda korrelatsiooni minna. Ja nüüd, kui sellega ei tegele tavateadusega, see inimese tasand, siis ta ruulib, ta mängib viiulit, ehk siis võib-olla on, noh, ühesõnaga, sa saad aru küll. aga nüüd nii. ma just tahad päriselt teha seda või? Davai, teeme ära, aga miks mitte? Ma räägin isegi kõige nõmedam asi, ma toon ühe sellise näite ka ja ma arvan, et te kõik ka, kes te nüüd kuulate seda pealt, ka kommenteerige oma asju, sest vaata, võib-olla see minu näide ongi praegu ja ma tahaks tegelikult sellest lahti saada. jah. sest kui ma kuulen, et kui keegi näiteks lapsevanem karjub lapsele midagi, nad lähevad autosse või umbes see, et kas sa ei saa aru, et oma jalgu peab tõmmata nagu. Ja ma ei saa lihtsalt midagi teha, kui ma hakkan nutma. Lihtsalt hakkan nutma või siis see, et mees kaagutab naise peale või naine kaagutab mehe peale, on ju, poes, ükskõik kus kohas. Ma juba tunnen, et ma olen süüdi, nagu see on nii rõve. Ma saan ideaalis, ma saan aru, et see ei ole mina, see ei ole minu olukord. Vot, kas ma Nii. päriselt tahan ära teha, vot võta see mult ära, kuidas ma seda teen. Tööta minuga, mina olen valmis. Äh, ma ei tea, kas ma nutma hakkan, siis ma küll, siis ma panen ma vahepeal topi mõtlen peale. seda praegu, vaata, siin on nüüd üks trikk. Kas sa tunned, selles mõttes, vaata, kui see on sinu identiteedi osaks saanud, siis see identiteedi osa tuleb töödelda või läheneda teistmoodi. Ehk siis, kas sul on tunne enda sees, et kui sul seda ei ole, siis mis sinus vabaneb? Kui sa oled sellest vaba, et sa annad selle nüüd nagu endast vabaks või sul ei ole seda, siis milliseks sa muutud? Kas sa saad selle üldse vabaks anda? No vot, see on hea küsimus, ma tahan selle vabaks anda ja et selles suhtes, et siis ma ei reageeri Mhm. nagu sellele, see on see koht, kus ma ei taha reageerida, nagu ma ei taha kuulda seda, kuigi ma kuulen. Ja, nii. no ma ei tea, kas läheme lähedale või? ei lähe vist, ma näen juba näost, et ei ole vist oota, õige. oota, oota. Tead, mis sellega on? Meie mõistuse tasand, et miks on hea, et keegi hoiab kätt pulsil, on see, et sinu mõistus lükkab sind sellest tunnetusest kogu aeg ära, sest sul on see, et ma ei taha seda tunda ja siis tegelikult see, mida ma küsisin, sa ei lähe sinna sisse, vaid sinu mõistus hakkab tegema mingit teist tööd praegu, ehk siis tegelema kaitsega. Ta kaitseb seda, ta kaitseb sind mingi tunde eest, mida sa siis nii-öelda see süütunne, aga selle süütunde sisusse me ei ole veel jõudnud tegelikult. Ehk siis, kui sa kujutled ette, mis nüüd juhtus? ei midagi ja läheb põnevaks, läheb põnevaks. Ehk siis, kui sinu see süütunde sisu, et kui sa nii-öelda näed, et su ema karjub sinu peale, sa oled võib-olla jätnud midagi tegemata, ehk siis sul peab olema mingi päris koht endas, mille sa jätsid tegemata, et sa said nagu pahandada ja see väljendus selles, et sa karjusid ja võib-olla keegi karjus sinu peale nii kaua, kuni sa nutma hakkasid, ehk siis ta nagu see energialaeng oli nagu nii tugev, Mm. see salvestus sinusse. Mm. Kas sa nagu näed või oskad seda lavastada, et sinu, ma ei tea, ema või vanaema või isa või keegi karjub nüüd sinu peale, kas see on päriselt ju juhtunud? On Mhm. päriselt juhtunud asi ju. Mm. Ja nüüd, kui sa seda kõrvalt vaatad, väikest ennast, kelle peale karjutakse, siis kuidas sa seda koged? aga kuidas mina kogen seda kõrvaltvaatajana? jah. ma ei oska, oota, 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 oota. Tunneta, vaata, see on nüüd asi, mis blokeeritakse kogu aeg ära, et me jumala eest ei tunnetaks asju lõpuni, ei näeks asju lõpuni, aga vaata seda ennast, kelle peale karjutakse, kelle tekib see süütunne. Ja mida sa oled siis valesti teinud, kas sul see info ka tuleb? noh, mul tuleb esimene reaktsioon või esimene tunne see, et see väike mina siis, ta ei üldsegi, ta ei saa nagu aru, mille pärast ta peale karjutakse. mul tuleb esimene asi nagu see peale, et et see karjumine, see, mida noh, üks situatsioon täpselt mul praegu tuleb nagu ette, aga ta selle, nii nagu me rääkisime sagedusest või teadlikkusest, on ju, siis see väike Merike ei saagi veel üldse, ta ei ole sellel sagedusel, mille peale nagu see ema nagu karjub, sest ta ei saa aru, et tema seda peab tegema.
ma ei oska Mhm. paremini praegu seda seletada, see on see saan koht aru. ja selle väikse merikese reaktsioon on see, et ta hakkab nutma ja siis ta lihtsalt enam ei kuule nagu seda, sest ta kuuleb ainult oma nuttu. Mhm. mida äkki see väike Merike vajab praegu, kui sina näed teda niimoodi? armastust tahab, tahaks, et emps oleks tal seal tema juures, võtaks ümbert kinni ja teeksid Aga koos ütle seda. oma emale seda, ütle oma emale, et ma kuulen, et sa karjud, aga ma tegelikult tahaks nii sinu armastust. Et see tõukab mind hästi eemale ja paneb mind sulgema ja ma väga kardan seda, kui sa karjud mu peale. kui sa talle seda väljendad, mis siis juhtub? Lähme nüüd päris sinna situatsiooni, siis ta ei kuule seda. Vot, nüüd me nüüd hakkasime läheb kuhugi põnevaks päris. või? Nüüd me hakkasime päriselt kuhugi jõudma. ehk siis see ei ole nähtud. jaa. Võib-olla selle taga ongi see nähtavuse teema, et su vanemad ei näe sind. Ehk siis sinus, kui keegi karjub su peale, siis see tuletab meelde, et sa tegelikult tahad olla nähtud üldsegi. Mhm. Nüüd peaks hakkama tegelema ja lavastama energeetiliselt asju, mis looks seda nähtavust. Ja see on sügav teema. Ehk siis, kui sa ütled su ema, et kui sa isegi niimoodi ütled emale, siis ema ei kuule sind. Mhm. Mhm. mida ema vajab selleks, et sind kuulda? ema tahab, et ma teeksin kiiremini asju ja teeksin täpselt nii, täidaksin käsku, mitte ma ei mõtleks, et ma ei kasutaks oma ajusid. ja ütle emale, et mina olen mina ja ma tahan teha asju omamoodi, sellest see on minu jaoks oluline, et ma kasvaksin endaks, mitte sinuks. kas ta kuulab seda? ta ei kuule. mida sina justkui peaksid tegema, et su ema kuuleks ja näeks sind? issand, kui huvitav see on. tahad, ütlen päriselt või? jaa. ma arvan, see, et ta ei kannata lihtsalt seda, et ma nutan. ta ei kannata seda reaktsiooni. et noh, mis temaga juhtub, kui sina nutad? ta tõstab häält. kui sina nutad, tõstab tema häält, Mhm. temast tekib reaktsioon, kui Mhm. sina nutad. Mhm. sest noh, kui ma nüüd juba väga kaugele lähen, nüüd mul on selline tunne, kuule, et aga nüüd hakkas mingi energia liikuma, tunned? tunnen selles suhtes, et vaata, ta tahab ise, ta ei luba endal nutta lihtsalt, point on selles ja see teda ärritab rohkem, sellepärast et ta ei näita oma tundeid välja. et see on nagu see koht. aga ütle siis oma emale, kuule, ma näen, et sinus tekib väga suur kaitsereaktsioon, mis väljendub läbi karjumise, kui mina nutan ja olen õnnetu ja vajan sind. et ma nüüd näen seda, ma nüüd tean seda. kas ta siis näeb sind? ma arvan või vähemalt ma tunnen seda, et ta on lihtsalt vait praegu, ta lihtsalt see, noh, ta tuimalt, ma isegi ei tea, kas ta on tuim või mitte, aga ta lihtsalt on. ta võib-olla ehmus selle peale, mis ma praegu talle ütlesin. Mhm. väga hea, lase tal olla korraks. ja, Mhm. ja tunneta, kuidas sina ennast tunned, kui sa nüüd selles mõttes tõid kõik lauale. see on, kõik tõid nähtavaks praegu. Enda ema jaoks ka. mis sa tunned, et selles mõttes, et ma mõtlen, et kas sa tunned, et me liigume õiges suunas, kas sa resoneerud sellega praegu? ma nagu näen teda hoopis teise pilguga. Mhm. ta on lihtsalt nagu, ta lubas praegu hetkel endal nagu olla, ta vist on natuke segaduses, sest ta ei saa nagu aru, et kuidas ma sellist asja ütlesin. ja samas on see, et ta ehmus selle peale, et ta just hetk tagasi karjus. kuidagi praegu mul on mingi selline tunne. tal on süütunne, tal on endal nüüd süütunne. ja just seesama asi hakkas nagu Mhm. tulema. Mhm. ja, mu keha on hästi tundlik ja mingis mõttes, kui me jõudsime nüüd sinna õigesse kohta, siis mu kohe nagu see energia nagu hakkab liikuma, nagu tunnen seda. ja nüüd siit edasi ma muidugi läksin veel. aga mul on nüüd selline tunne, ma tahtsin nii. nüüd hüppame korraks siit situatsioonist nüüd välja. see oli hästi kihvt asi praegu, mis sa tegid. ma tahan lihtsalt seda küsida, kas need inimesed, kes sinuga tööd teevad või tähendab, sina teed inimestega just niimoodi, aitad selliseid asju ka välja, et see Aveli Mhm. on see Aveli. ja Mhm. muidugi. sest ma tean, et neid asju on nii palju nagu kõik seda protsessi vaata. Mhm.
ma läksin hoopis praegu teisele tasandile, ma olen hoopis nüüd teises kohas, ma olen hoopis teistsugune Ameerika hetkel. Lihtsalt see, et see, kuidas me hakkasime, mis tasandil hakkasime pihta mm.. ma lihtsalt tean, et nii paljud vajavad sellist asja ja siis selline asi, mis ma tahan siit küsida ka. Kuna päevakorral on siin erinevate inimestega olnud ka selliseid värke, näe, nüüd hakkab siin nii naljakad tunded on praegu mu sees. Okei. Siis kui kiiresti inimene endaga tööd saab teha, vaata nii nagu sa ütlesidki, spaas on ju, see sõbranna sult küsis, sa ütlesid, et davai, lahendame kohe selle probleemi ära. Et näiteks ma saan aru, et kindlasti sõltub ju ka probleemist või sellist asjast, mis teda häirib. Ma ei tea, kas selle nimi on üldse probleem või kuidas seda ütelda. Et aga tead, võib-olla see, et meil on mingi laeng, et sama asi, et sul on nagu keha reageerib ja sa ei saa aru, miks. Ja kui me pistame pea sinna sisse, siis sa saad aru ja see muudab laengut, see muudab energiat. mhm, See midagi muudab, see annab sind vabaks. mhm, Ja ta võib-olla ei hakka sind enam nii-öelda, et ta hakkab vähenema tasapisi, sest sul iga kord, kui nüüd keegi karjub, sul on okei, see on see. Ja sul, saad aru, sa kirjutad ennast nagu ümber. mhm. See on nii huvitav, vaata, see on nii huvitav ma olen endaga nagu nii heas kohas juba ja see on ainukene asi, mis mind veel nagu, ma saan ka aru, et ikkagi on mingid asjad, mis nagu toovad meid kuhugi sinna vanasse minasse. See on ainukene asi, mille peale ma nagu reageerin ja ma ei saa nagu aru. Noh, nüüd läksime juba samm lähemale, on ju, see on mingi protsess, mida peaks veel jätkama. ma olen nüüd praegu juba natukene hämmingus. Ma olen seda näiteks kasutanud ka, kui siin keegi lähedane või mu elukaaslane vahest ütleb, et ta arvas, et ma ei kuule, siis ma tõstan ta siia oma vastu ja siis ütlen, kuuled või? Me ei tee niimoodi, et saad aru, see ei toimi niimoodi. No ma ei räägi muidugi selliste sõnadega, ma olen hästi niimoodi, et mina tunnen kurbust, kui sina tõstad häält ja isegi see, et kui sa arvad, et ma ei kuule, siis sa tuled ja otsid mu üles ja siis ütled mulle Aga, normaalselt. aga nüüd võtta niipidi, et su kaaslane või su mees kogu aeg aitab sind sellega, et ta karjub, tõstab häält, kogu universum teenindab sind, et kui tõstetakse Mhm, häält, et sa saaksid sellest laengust vabaks, mis mhm, sind kinni hoiab, mis sind paneb trigerdama või. Ja samas ongi see viiul, vaata, see viiul mängib sul seal sees ja sa ei ole vaba. mhm. Nüüd ma saan aru, vaata see peegeldus oli veel kihvtim, sellepärast et seda juhtub hästi harva, sest meil on hästi suur õu, vaata, ja siis on vahest, kui ta midagi ütleb, siis ma mõtlen, kohe käib sinna, nagu keegi tõmbaks kontrabassi, vaata jämedamat keelt niimoodi. Ja siis sa tahad, et tema ei teeks niimoodi, et sina ei tunneks seda, mida ja, sa tunned. ja tegelikult ma tean, et see tema puhul see ei ole mingi pahatahtlik mingisugune ütlemine, aga lihtsalt see, et minu keha reageerib nagu selle peale kohe niimoodi. Ja. Aga nüüd ongi see, et sa ei saa ju maailma painutada enda järgi. ei, ei, ikkagi ei, ei. seestpoolt väljapoole. Ikka, sellest ma saan ka väga hästi aru ja see oli praegu väga hea koht, kus koos olla. Et Jah. nii, teie seal kaamerate taga, kui nüüd kuulsite ka, jõudsite ka, võib-olla keegi tegi minuga ka praegu seda protsessi, sest ma tean, et see on üks selline tüüpilisemaid asju, mis meid trigerdab ja mis on küll naljakas. vaata, Ja need taevas kuskil, küsimused. jah, Mis vabandust, asi? mingid hävitajad lendavad siin kuskil praegu, jube kõva hääl oli, selline uudishimu, tead, ma mõtlesin, et ma lähen praegu koos, lähme vaatame taevast, mis toimub. Nii. Aga ei, ma tahtsin seda öelda, et need küsimused on, need on hästi olulised, et vaata, keegi hoiaks järge ja küsiks, sest meie tavateadvus ei taha seda teha, see on see mõistuse tasand. Mm. Et ta tahab nii-öelda, ta viskab meid nagu välja sellest tunnetamisest, et praegu ka vaata, sa lihtsalt ei mõelnud asju, vaid sa tunnetasid, sul pidi olema see tunne seal kaasas. siis on, noh, sealt kaevab nii palju asju välja. Mm. Lihtsalt laiendus. Ja, ei, see on väga hea. Ma ei tea, kas sa kuuled praegu tohutut müra mu selja taga või? tahad vaadata, tahad minna vaatama, lähme vaatame. Lähme vaatame, lähme korraks vaatame, mind nagu räigelt huvitab. tahtsin teile näidata, mis siin toimub, aga ei ole midagi. see on midagi jõhkrat praegu, mis siin toimus. siin on kuskil hästi lähedal on selline, vabandust, ma olen täitsa teemast välja, aga on lennujaam. Ma ei ütle, kus kandis ma elan, seepärast ma hoian seda saladuses, aga siin hävitajad teevad mingisuguseid teatud katseid, mingeid asju ja see oli praegu nii kõrvulukustav, mis praegu toimus, aga see on Zoomi võlu, et see ei tule välja läbi. nii, lähme tagasi. Ma toon ennast praegu tagasi siia.
vot ära tee õues, vaata videoid, et mõte mujale ei läheks, onju. ja, aga samas on see ikkagi kihvt. sellest ei ole hullu midagi, sellest ei ole hullu midagi. ja, et aga siis ma küsiksin hm? Ei, ma lihtsalt tahtsingi öelda, et vaata, selles mõttes, et on nii, mulle õudselt meeldib see, et ma olen, ütleme nii, et ma olen selles Kristiina Raies õppinud kõik need suured kursused läbi teinud, terapeudi tunnistus, kõik asjad on ju, aga ma, need teised asjad, mis ka kõik töötavad, toimivad, kõik see Eva Lepik, kvantloomine, ja siis on veel mingid asjad, on ju, aga näiteks see tehnika, ma ei ole seda kuskil õppinud, see on lihtsalt, see tuleb. Ja Mhm. see on kindlasti kuskil võib-olla olemas mingi rännakumeetod või asi, aga ma ei tee seda nagu by the book, vaid mul on lihtsalt võime inimene tunnetuslikult kaasa võtta, et tal tekiks ühendused. Mhm. Kusjuures vaata need sinu numbrid juurde, nüüd ma tulen jalad maha tagasi vaata, nii nagu sa siin oled täna mitu korda öelnud, et see, siis sinu numbrid seda viitavadki ja vaata, nii palju tegelikult, ega siis Kristiina Raie ju ka ei ole ju raamatu järgi seda õppinud, Eva Lepik samamoodi, neil on kõigil mingi oma filosoofia, kes lihtsalt tahab seda, siis nad lähevad kaasa, aga Ja, samamoodi aga mulle tundubki, vaata, et kõik on lihtsalt erinevad nurgad, aga kõik ja tegelevad sama asjaga. absoluutselt. samamoodi on see minu numeroloogia, et mina ei õppisin seda kuskilt, ma teen seda täiesti omamoodi, täiesti oma sõnastusega ja lihtsalt, kes tuleb kaasa, kes arvab, et on kogukond, siis olemegi kogukond ja selleks ongi numbritekeel.ee ja ka suletud Facebooki grupp, nii et ma kasutan Aveli nüüd sinu soovitusi ja juba pastakaga näitab mulle, lähen õiges ei, suunas. räägi, mis soovitusi, mis soovitusi? Et vaata, sa ütlesid mulle, et ma kuidagi nii vähe räägin oma asjadest, kui ma teen podcast'e ja, teistega, et ja, siis, ja. aga kui on nii huvitav saatekülaline, siis tihtipeale ma sukeldungi sinusse ja ma annangi rohkem sinul sõna võtta või siis mikrofoni taga olla. kuule, lähme tagasi ikkagi siia veel. vaatan, mis No, kell on, meil on veel aega. jah, kasuta mind ära, mulle ikka meeldib seda öelda. tahan kasutada selles suhtes ära nii sinu nende ruumide kohta informatsiooni saab siis Ja. aveli.ee. Just sealt saab, Instagram on mul ka hästi aktiivne, Aveli Jänese nime all Instagram on ju. aga mul on see ka, et sa enne küsisid ka, et kas mul on mingid kogukonnad või asjad, et mul on huvitav, et kui inimene, ütleme, tuleb, ma ei tea, ütleb, tunnebki, et ta tahab tulla, ma ei tea, online sessiooni või tähendab teha online'is üks-ühele tööd või mul stuudios on ju, siis tavaliselt on niimoodi, et ta tuleb ja siis ta nagu a la, et mul tuleb mingi online programm veel pikaajalisem, mis ongi tegelikult selle video, et inimene ikka teeb kodus videosid ja teeb midagi, sest paljud videod on või nii-öelda kursused on sellised, et lihtsalt kuulad, aga midagi tegema ei pea. Siis noh, minul on see, et me peame midagi tegema, sina pead midagi tegema et ei tule lihtsalt kuulama ja, ja see on üldjuhul selline asi, mida inimesed ei viitsi teha. Ja Mhm. siis tekib see, vaata, kui ma ja võtan selle nagu kardina eest ära, et okei, kui sa ei viitsi teha enda heaks, enda jaoks, siis sa annad endale signaali, ma ei ole tähtis. Hmm. Sa Natuke lükkad huvitav. ennast kogu aeg nagu kuhugi ära. Ja see pealehakkamine sellises grupis on tegelikult ülihea, sest seal on sul tunnistaja, seal on sul see toetav turvaline keskkond, kus avaldada ennast, kus üldse julgeda võib-olla enda täistuled peale panna korraks. Et saada kogemus, mis tunne on siis, kui sa ei hoia ennast tagasi. Ja inimene siis, kes on käinud mul nüüd üks-ühele, siis tavaliselt ta tahab tulla mingisse pikemasse programmi, kas siis nii-öelda grupi või üks-ühele selle videoteraapiasse, et tavaliselt kuidagi ma ikkagi teen nii-öelda mingi teekonna inimesega läbi ja see ongi äge, sest mul ongi võib-olla talle sellel hetkel midagi olulist anda ja siis lendab edasi. Ja vahest on ja muidugi on sellised ka, et mingi aja tagant on see, et mul on nüüd Avelit vaja, et mida Aveli ütleks või peegeldaks, et mulle meeldib see peegeldamine. See tuleb sul väga hästi välja. Mhm. Igastahes see, mida mina olen praegu selle meie vestluse ajal aru saanud, siis enne salvestust, siis mina nagu justkui lendasin peale, tundsin kohe juba samastumist. Siis me rääkisime sissejuhatavalt niimoodi, et nii kihvt ja chill ja kõik on nii tore ja siis mingi hetk ma läksin täiega teise maailma. ja see on sellepärast, et Aveli energia mõjub niimoodi igaühega kuidagi mõjub teistmoodi. siis ma mõtlesin, et issand, aga nüüd ma jõudsin lähemale iseendale. et jõudsid, jaa. jõudsid. Said kontakti endaga nagu teistsugusest kohast kontakti. Jaa, Mhm. sest see oli nagu nii põnev. Siis see, et need sinu ruumid, sinuga koos tegemised,
milliste päevade sisse need siis mahuvad või kui suured need programmid või need asjad on, et kas sa lähed jooksvalt või sul on täpselt 3 päeva, that's it? mul on, ma praegu nüüd tegin esimese niisuguse pilootprojekti, kus on 8 nädalat, see on päris pikk aeg. Mm. Et ka siis iga nädal on Zoom kohtumine, räägime, laiendame, kus on need nii-öelda kitsad kohad. Ja see on selles mõttes orgaaniline, aga ma ikkagi, mul on sellised töölehed nagu nädalaks, mida siis inimene endas vaatleb, uurib, aga asi ei ole ainult selles, et me uurime, kogu aeg avastame ennast, vaid see, et me ikkagi loome kogu aeg seda uut olemist, millega ma resoneerun. Mm. Et see on nagu mitmetasandiline töö ja no seesama asi, et ma panen selle video panen käima, lindistan üksinda kodus mingeid oma mõtteid ja panen selle gruppi ja pärast vaatan ennast, siis see on haruldane. See on unikaalne, mida ei tehta mitte kusagil Eestis ega välismaal ilmselt, et see on mu enda ikkagi loodud selline ma ei tea, meetod ikkagi, ma nimetan seda meetodiks, et see video siis praktika, see on ebamugav, aga selle ebamugavuse all on lihtsalt megapotentsiaal ja seal on, sa oled seal kinni, noh. ja inimene, kes on selles mõttes nagu vaba, tal ei ole mingit küsimust, et ahah, ma teen ühe video või et ahah, ma vaataks korra seda või et ta on nagu, ta on lahti. Mhm. Aga inimene kardab iseennast maailmas kõige rohkem. Ta väldib ennast nii ära, ta kaitseb ennast nii ära ja siis ta ütleb, et ma olen nii õnnetu ja elu teeb mulle liiga. ja kusjuures see meenutab mulle nii hästi seda, kui ma aktiivselt hakkasin enesearenguga toimetama, siis ka erinevates programmides oli vaja teha väike video. Kui õudne ja siis oli umbes, et umbes minut, see, mida sa ainult teed, kogu aeg vaatad neid sekundeid, mis jooksevad, kas ma saan nagu minuti täis või mitte, mida ma räägin. ja siis see, et noh, ütleme, kui kõik need asjad nüüd, kui ma nagu kuidas ma mõtlen nagu edasi sealt, kus ma nüüd praegu olen, siis ma mõtlen, see on üks kõige kihvtimaid asju, sellepärast et sa oled sina ise oma heade ja veadega ja siis see, et sellest tuleb mõnus selline sõltuvus. Et mõnus ajaviide, et arvatavasti sa oled ka nõus sellega, et kui sa lõpuks jõuad iseendaga juba nii kaugele, et sa chill'id endaga ise igas asendis, et milline see ka ei oleks. et nagu väga võimas töö, mida sa teed. See on nagu nii elu muutev asi. aga ma tunnengi, et see on, selles mõttes ma olen seda 6 aastat siin nagu teinud ja praktiseerinud, aga nii palju on niimoodi, et ma kuskile lähen, et oi, Aveli, sa teed seda ja ma mõtlen, ma võtan kogu aeg hoogu, et tulla esinemiskoolitusele või sinu mingisse programmi või sellesse või lihtsalt teha üks-ühele tööd, et ma võtan kogu aeg hoogu. aga ma ju näen sinna taha, et noh, see on ebamugav, vaata, mingit endale otsa vaadata, silma vaadata on nii ebamugav. ja siis ma tegelikult reklaamin inimestele, ma müün inimestele tegelikult teda ennast maha, Mhm. et tal tekiks huvi iseenda vastu. ja ma just mõtlesin, sinu ühe saate nimi oli Hooaeg, eks ju, aga mitte Hooandja. Hooaeg, see on praegu siiamaani see saade, ma lihtsalt olin saatejuht seal jaa, ei, aga hooajal. vaata, kui huvitav, sa oled nagu selle hooandja või selles suhtes, et nagu sa lükkad inimesi sealt mugavusest nagu välja. et issand, kui kihvt. Nii, aga siis see, nagu sa ütlesid, et see mingi 8, kas oli nädalane või? Ühesõnaga see 8 nädalane programm, kus on siis ka, et kes ma olen siis, kui ma ei hoia ennast tagasi. see ongi siis samamoodi selline kaameraga videopraktikad, kus on enesevaatlust, on Zoom kohtumised. mingis mõttes sellel on struktuur, aga teistpidi ma olen nii orgaanika poolt. ma selles mõttes olen surfar ikkagi nagu et kõlab sinna, uhkelt. et kus on vaja, seda teeme ja minu energia ongi selline, et nagu teeme kohe korda, et ei ole mingit, ma ei tea, et sussutame või et vaatame või et noh. ja ma tean, et koos on palju lihtsam kui see, et ma üksinda pusin. ma olen seda ise kogenud, ma näen seda enda nii-öelda inimeste pealt, kellega ma töötan. see on suur väärtus ja seda üksinda, mõni suudab ennast üksinda ära manageerida, on ju, aga seesama, et kas mul siin all on mingid viiulid mängimas või ei ole ja kas need on head viiulid või see on kuidagi häälest läinud viiulid, mis kriibib kõrva.
vaata, kui põnevad väljendid meil, nüüd mul ka üks viiuli väljend nüüd juures, millest vist võib-olla mitte ja, keegi aga me ei jõudnud sinu asja lõpuni teha ma sain selles aru, ega mõttes. ma tundsin, et ma meelega hüppasin sealt välja, Mhm. sellepärast et tahtsin niimoodi teha, et mitte see, et see oleks ebamugav, aga minu selline üleüldse, nii nagu ma ütlesin ka meie selle lindistuse alguses, et me lihtsalt lähme loovuses, et Ja. usaldame lihtsalt seda protsessi, vaatame, mis siit tuleb. ja nii ta täpselt aga nüüd sa läkski. said teeotsa, aga sa said teeotsa kätte, mida edasi sealt nii-öelda guugeldada ja vaadata ja ära tunda. Mm Sest hästi oluline ka konstellatsioonis on see nii-öelda justkui konstellatsioonis, et sa tunned, sa saad aru, kus su ema on ja -hmm. miks tema midagi teeb. Mm Ja -hmm. siis sul tekib avaram nagu pilt Mm ja -hmm. see avaram pilt ja mõistmine tekitab teistsuguse seisundi. ja mulle need seisundid väga meeldivad, sest tunne on puhas seisund. ja sest vaata, see on nii põnev, et ma arvan, et nii paljudki nüüd kuulajatest ka, et mitte case ei ole ainult ju vaata ka emas või isas, vaid koolisüsteemis ka, et ma mäletan nii hästi, meil oli mõnus klassijuhataja, kellel oli kogu aeg joonlaud niimoodi. nii kui ei osanud, siis suts pikku sõrmi nagu või siis üks õpetaja oli see, kes kogu aeg võttis siit tagant kinni, vaata. et siis jagage ka oma lugusid, et vaata, see on kõik need asjad, et kes kuhu kinni on jäänud, et nii kui mingi situatsiooni tajub. jah, räägi. võtan sõna veel, et seesama, seesama asi, et sina, et asi ei ole emas-isas, asi ei ole päriselt emas-isas, asi on sinu projektsioonis ja tegelikult me tegeleme ainult sinuga, me ei tegele su ema või isaga tegelikult. ja ma et nende saingi sellest aru. energiatega ja et ja, siin ei ole nagu teisi pole. ja sellest ma saan täiesti aru, seepärast et ma olen jõudnud nii kaugele, et kõik, mis minu ümber on, see on kõik ju minu loodud. ja kõik need reaktsioonid, mille peale mina reageerin, siis on ka, see on minu enda loodud, et minu sees on mingisugune väike, no mina nimetan seda naljaga pooleks trükiveaks, et lihtsalt see, et ma pean lihtsalt selle, kas ära, noh, midagi ära parandama, aga sina räägid seda viiuliks et noh, jah. et kujundid. aga eriti vinge, aga mul jäi üks küsimus veel, seesama 8-nädalane see no ruumi loomine, mentorlus, mida iganes ka ta ei oleks. kas see on, toimub üks-ühele või te olete kuidagi grupis seal? meil on niimoodi, et me saame Zoomis korra nädalas kokku, siis tegelikult selle aja jooksul on kõigil võimalus minuga üks-ühele saada ka suhelda ja vaadata oma asju isiklikus plaanis, sest on asju, mida noh, lihtsalt ei olda valmis suurde gruppi jagama, Mhm. aga üks-ühele tahaks vaadata ja siis on selles mõttes inimene omas tempos ikkagi, ta teab, et ta peaks ikkagi mingi video selles ühes nädalas tegema või mingi kokkuvõtte videopäeviku näol, et siis ta selles mõttes ikkagi teeb selle ära ja see tegu on selle tasandi jaoks ülioluline, ka muutuste jaoks see tegu. See loob, see ütleme, olgu mingis mõttes ju distsipliini alus on enesearmastus, enda väärtustamine. ma olen kohal, mina olen mina, ma olen nii-öelda, mulle just meeldis see, et üks mees, ma ei mäleta, kes see mees oli, ütles, et mis asi see vabadus on, et vabadus, et ma ei tea, tantsin hommikuni või vabadus, et ma nüüd tahan tööle minna või ei taha ja kas ma tahan tööle minna või ei taha. tõeline vabadus on siis, kui ma teen ja valin teha ka raskeid asju, mis teevad mulle head. see on tõeline vabadus. issand, tead kui lahe, jälle Aveli, mul tuleb jälle mingi teisest kohast mingi värk, see, kuidas mina näen läbi numbrite, ma teen sünnikaarte, kui sa enne küsisidki, et mida ma teen, siis tegelikult ma teen ka üks-ühele sellist, et ma avan sünnikaarti läbi häälsõnumite ja kõikide ja siis väga paljudega, kes tulevadki mulle üks-ühele, siis sinna, kui sina praegu, kui sa vaatad seda, siis Aveli, mitte sina, aga see teine seal taga, seal siis, et jaanuarikuus te saate oma aegu selles suhtes, et nüüd järjekord on nii kaugele läinud, sest ma tahan panustada väga palju ühele inimesele. ja tead mis? väga paljudele sobib blogi pidamine, Youtuberdus ja kõik see asi, sellepärast et numbrid räägivad talle seda ja siis see, mis seal juhtub, on see, et oh, ei, mitte mina. see on nii, nagu sa ütlesid, et kõik nagu tuled peale, eks ju, ja kõik sellised asjad. siis mina nüüd ütleksin küll, sina, kes sa nüüd kuulad ja sina, kellele ma olen öelnud ka, et vot, hakka oma asja tegema ja noh, mina soovitan soojalt Youtube'i maailmas seda teha, igaüks saab ise oma kanali valida, siis väga kuumalt praegu me kõik, mida ma olen nüüd kuulanud siiamaani, Aveli, siis sina oled kindlasti see naine, kes aitab just selle hirmu veel lahti muukida, sest mina ütlen,
konkreetselt välja, sinu kasutusjuhendis on seal mingi 3 numbrit, mis röögivad sulle otse kõrva, et sa oled loodud selle jaoks ja kui sul on hirm, siis vot seal on see koht, kus siis Aveli aitab sul seda, jah, teeb su korda, lihtsalt niks-naks. aitan, inimene teeb ise selles mõttes ikkagi sisu korda, aga tead, ega need läbirääkimised et inimese süsteemi sisse jõuda, need läbirääkimised on, vahest on 10 minutit, vahest on 15 minutit, vahest pool tundi, aga see kogu aeg on. Mm, ma aga saangi aru, selle sisu ikkagi, jah. sest tegelikult suur töö on nagu iseendal vaja ära teha ja iseendaga aru saada, et sa oledki selleks võimeline. Me kõik oleme nii paljudeks asjadeks võimelised, et seega, kus mina olen praegu või see, kus Aveli on praegu, siis ega tegelikult me ei tea, mis meil veel ees tuleb, et jah. vaata, et see Aveli ära ei kao mu elust, et hoiame ikka kontakti ei, kuidagi rõõmuga ja kui on mingi koht, anna teada, teeme korda. teeme korda, jah. ja kui mingi koht on, kus mina saan sind korda teha, siis anna teada, ma kohe vaatan numbrite sisse. jah. Sest ma mõtlen, et seesama, et ma mõtlengi, et ma väga austan kõiki neid, ma ütlen Eva Lepikut, kõik, kes tegelevad inimese identiteedi ja selle nii-öelda heaoluga. tegelikult inimestega töö ei ole nagu selles mõttes, et kõik tahaksid teha inimestega tööd, et tegelikult meil on nii palju väärtusi, et kes tahab küpsetada, aga võib-olla ta küpsetab mingeid asju või teeb mingit toitu, mida keegi saab, on ju, et seesama, et me peame olema nähtavad oma tegevuses, sest see võib nii-öelda kedagi, mitte ei või, vaid see üldjuhul nagu teist inimest aitab samamoodi luua, et me ei saa ennast nagu tagasi hoida. ja samamoodi, et ikkagi meil on kõigil nii palju potentsiaali, mille sees me istume, aga me ei oska seda kasutada, me ei saa aru sellest. ja, ja vot selle kohta ma ütleksin nüüd niimoodi jälle, ma toon oma näite, et mõelge nüüd, kui mina ei oleks hakanud tegema seda, mida mina teen, kui Aveli ei oleks hakanud tegema seda, mida tema teeb, siis kui palju me iseendalt oleksime ära võtnud neid asju ja kaasa arvatud ka teile ei oleks jaganud neid asju. ja see on see asi, mida teie nüüd, ma ei oska seda ilusamini ütelda, aga lihtsalt see, et teie ka, kes te mõtlete, et no jaa, ma oskan seda teha ja mul on ka just see kokavärk nii lähedane üks inimene mulle, ma ütlesin ka, et hakka ka jagama. imeliselt teeb asju nagu mitte milleski, siis paneb kokku ja tuleb midagi. mina ei oska niimoodi teha. ja saad aru, aga vot see, mis seal on, see järjepidevus kadus ära, tahab kähku kiiresti. et mul on hea meel, Aveli, et aga takistus, vaata siin ma juba näen, et siin on mingi takistus, ehk siis psüühika ei lase midagi võib-olla teha, mingi viiul mängib ja siis Mhm. ta tunnebki, et ma ei taha, mul huvi ei ole, onju, aga võib-olla ta Ja, on mingis mõttes ikka väga kirglik, et siin on ikkagi mingi peidus on jah, asi. ja, ja, ja ja. võib-olla seesama asi, et ma olen kokku või teen luuletusi, onju, mis iganes, see viib mind kuhugile edasi. Ehk Mm. siis see võib-olla ongi see, et ühel hetkel ma olen riiklikult, ma ei tea, aitan koolisüsteemis mingi uus asi, võib-olla kokandusega saan kuskil, ma ei tea, telekanalisse oma saate, saan inimesi inspireerida, noh, saad aru, lihtsalt juhtuvad asjad, noh. ja kui Ja, sa ei teeks seda, mida sa teed, siis ei juhtu ju midagi. ja see ongi see asi, et mida inimesed kardavad, näiteks hirm kuulsuse ees ja selline igasuguseid muid asju. no ühesõnaga, Aveli, meil jutt läbi ei saa. ma vaatan, kell juba tiksub ja igastahes. mul väikseid tõmbame lapsi otsad ei ole, kokku. aga mees näitab, et vist sööma peab minema vahepeal. see on nali naljaks, aga tead mega. Oli. Nii tore oli sinuga ja sa nii ägedalt, mulle nii meeldib sinu puhul see orgaanika, et ahah, siit on see asi vaja rääkida, siit on see ja mulle nii, noh, mulle meeldib see žongleerimine. mulle ka meeldib, vahepeal vaatame, kas hävitajad teevad mingeid trikke. kusjuures hävitaja tegi üks päev trikki, saate aru, ma ladusin puid, ma nüüd räägin selle loo ka ära ja siis mingi hetk ma vaatan taeva poole, juhuseid pole ju olemas, onju, ja ma vaatan, mingi selline ring tuleb ja siis see asi läheb siia ja kadus. ja siis ma tegin filmi, ma panen teile ka selle filmi siia ülesse, see numbrite keele kanalile, hästi pisikene on. ja siis ma läksin mehe juurde, ütlesin, tead, mis ma praegu nägin, see ei olnud küll inimene, see on ufo raudselt. siis ta ütleb, hävitajad teevad vahepeal mingisuguseid katseid, teevad mingeid asju ja siis ongi silmapette, vaata. ja siis mina vaatan, vau, blond usub ka kõike, vaata, nii huvitav oli, mina mõtlesin, et raudselt ufo, raudselt. no vot, millegi jaoks oli see pisike jutt siia vajalik. ja, kus sinu see kord on? ja lasteaias on, Ah, Gordon on lasteaias. eriti chill ju. natuke on veel lasteaias ja ta mul üle päeviti vahest on ikka käinud, et talle meeldib seltskond.
ja okei vaheldus, tegelikult ma arvan, et see vaheldus on nii oluline, okay.. et jah. ja väga lahe, mul tegelikult tekkis veel üks küsimus. vaata, mis see kell meil on. no kähku saab ära küsida, kui sa ainult ütleksid selle, mis on Gordoni sünnipäev, nii nagu sina oled sündinud 26, mis päev tema on? 19. oktoober 2023. näed, kõik ütles ära. 19 siis kokku liites on lõpuks 10, siis ta on 1, sina oled 8, 9, teil on täielik vaimne äh, jah, ühendus, issand kui huvitav. on ka ja, 9. ja ta on ka 9 või? jah, elude number 9, ma nii kiiresti nüüd ei arvutanud, aga see on nagu oktoober, ja kuus. 19. oktoober 2023. ja ehk siis teil tuleb kuud kokku liites tuleb 7, ehk siis alguses on see 16, mis tähendab seda, et hästi palju nagu trigerdate ja kasvatate teineteist. Trigerdus ei ole see, et nagu pahas mõttes, mina ikkagi mõtlen trigerdust nagu kasvamist. üks ja näiteks. näitab kohad kätte lihtsalt ja, ja näitab kohad ja see kätte. on nagu hästi kihvt ja liikuv ja teie koosmõju viitab ka sellele, sa küll ei küsinud seda, aga ma lihtsalt tahtsin, ma olen oma poegasid niimoodi vaadanud, miks näiteks teatud poeg on minu ellu tulnud, seepärast et nad kõik ju kasvatavad, on ju seda ja sinu poeg on Arendavad. ja sinu poeg on sulle lihtsalt õpetanud, et sa pead veel rohkem nähtaval olema, veel rohkem rääkima. võimas. aitäh, ja Aveli, kallis naine. aitäh, Merike. jah, panen butiigi kinni, vot ja nüüd kirjutage mulle, Avelile ja olen olemas. ja oleme olemas. tšau. ja tšau, ilusat päeva, aitäh sulle. aitäh, aitäh, tšau.